Tervist! Fookuses saade eetris, mina olen Markus Järvi ja teisel pool stuudiolauda istub Varro Vooglaid. Tere, Varro! Tere, Markus! Riigikogus võeti vastu raamdokument Eesti julgeolekupoliitika alused. Ja täna loeme natukene seda dokumenti, kommenteerime seda. Sina oled seda kommenteerinud ka mitmes Riigikogu istungil ja teinud ka vastava sellise sisulise kõne Riigikogus. Võib-olla räägid sellest, et mis sind selles dokumendis kõige rohkem niimoodi küsimusi küsima pani? Nojah, kukkus nii välja, et ma olin ainuke Riigikogu liige, kes hääletas sellele dokumendile vastu. Ülejäänud hääletusel osalejad avaldasid sellele toetust. Aga kuna minu arvates see kätkeb tõesti mitmeid kontseptuaalseid probleeme, väga tõsiseid probleeme, siis pole võimalik sellele toetust avaldada. Vastupidi, minu meelest tuleb selle kohta selgelt öelda, et seda ei saa toetada. Ehk siis tuleb vastu olla. Ja kui sa küsid, et mis mind kõige rohkem häirib selle juures, no ma tean, et punkte on terve rida. Et ma ise enda jaoks kirjutasin välja näiteks sellise punkti, ma võin lihtsalt nimetada sinu jaoks, et millest ma oleks rääkinud kõnes ka, kui mul oleks rohkem aega olnud. Esiteks kohatu deklaratiivsus ja loosunglikkus. Et kui me räägime julgeolekupoliitika alustest, see ei ole koht, kus mingisuguseid loosungeid lehvitada. Me ei alistu kunagi ja meil on nii võimas kaitsetahe ja kõik ja nii edasi, et pigem ma tahaksin näha analüüsi selle koha peal, et milline meil see kaitsetahe siis päriselt on, näha ka selle käsitlust probleemina, et millistest faktoritest sõltub see, kas rahval on tegelikult kaitsetahe, mis ka päriselt avalduks olukorras, kus tuleb riigikaitseks välja astuda. Millised eeldused on kultuurilised, moraalsed, ühiskondlikud, poliitilised, eks, et kui sul on näiteks ametis pikemat aega valitsus, mille toetus on 12-13%, kas see soosib näiteks kaitsetahte teostamist. Tegelikult tuleks päriselt nagu küsimustele otsa vaadata selle asemel, et lehvitada sellist loosungit. No seda esiteks. Teine väga oluline punkt, millest ma kõnes rääkisin ja millest ma arvan, me võiksime siin ka lähemalt rääkida, on see, et julgeolekupoliitika alused ei räägi mitte midagi sellest, millistel tingimustel võib Eesti territooriumile paigutada teiste riikide tuumarelvi. See on täpselt selline küsimus, mis peaks julgeolekupoliitika alustest rääkides olema parlamendi tasemel ära otsustatud. Ometi Eestis on sellest tehtud suur saladus ja sellest on justkui tabu rääkida, sest ei tohi rääkida sellepärast, et see on meil strateegiline ebamäärasus. Kolmandaks, see aktiivkaitse põhimõte, mis on kirjutatud dokumenti sisse, et Eesti võtab sellise hoiaku, et me mitte ainult me ei oota ära, kuni sõjategevus kandub meie territooriumile, vaid kujundame endale välja sellise kaugtule võimekuse, raketi võimekuse ja oleme seda valmis kasutama vajadusel ka ennetavalt ehk vastase rünnaku ärahoidmiseks. No mina ütleksin, et siin on mitmed väga tõsised küsimused, mis vajaksid vastuseid ja ehk räägime nendest lähemalt. Neljandaks, ma peatusin suhtumisel rahvusvahelisse õigusse. Et dokumendis on deklareeritud, et Eesti julgeolekupoliitika aluseks on selline hoiak, et meie huvides on reeglite põhise, rahvusvahelise õiguse põhise maailmakorra säilimine. Ometi reaalsus nagu ei näita seda, et me oma poliitikas näitaksime üles austust selle rahvusvahelise õiguse põhise rahvusvaheliste suhete süsteemi säilimise suhtes. Viiendaks, dokument ignoreerib minu hinnangul elemanti toas, milleks on NATO kollektiivkaitsesüsteemi haprus. Lähtutakse jätkuvalt eeldusest, nagu see oleks see süsteem, mis tagab meie julgeoleku. Ometi üha avalikumalt, vähemalt koridorivestlustes räägitakse sellest, et tegelikult NATO poolt tagatav kaitse ei ole sugugi kindel, nagu meil on aastakümneid räägitud. Ja kohane oleks julgeolekupoliitika alustest rääkides kaardistada ära ka, et mis siis see meie plaan B on. Et kui see süsteem, millele me oleme rajanud kogu oma lootuse, peaks kokku varisema või muutuma ettenähtavalt mitte toimivaks, siis mis meie julgeolekupoliitika strateegia on üldse ilma selleta. Ja kas üleüldse kuulumine NATOsse teenib meie julgeoleku huve olukorras, kus on näha, et tegelikult see pigem ongi mõeldud USA geopoliitiliste huvide elluviimiseks, mitte kellegi kaitse pakkumiseks. Kuuendaks mainisin ära diplomaatia olulisuse mahavaikimise julgeolekupoliitika alusena. Mina olen näiteks sügavalt veendunud, et me ei saa rääkida mingisugusest tõhusast julgeolekupoliitikast, kui meil puudub tõhus diplomaatia. Sest diplomaatia ongi rahva ja riigi julgeoleku tagamise esmane tasand. Ja kui seda ei ole, siis meil on juba vundament puudu. Siis me jõuame kohe sinna sõjalisele tasandile, aga tegelikult me ei taha ju sõjalisele tasandile kunagi jõuda. Julgeolek peaks algama kaugelt enne seda. Ja 7. ma mainisin enda jaoks ära rahvastiku probleemi ignoreerimise. Millel on ka väga selge julgeolekualane dimensioon, et juba räägitakse siin sellest, et naiste
suhtes kaitseväe teenistuse kohustuse kehtestamine on mitte küsimus sellest, kas seda tehakse, vaid sellest, millal seda tehakse, sellepärast, et poisse lihtsalt ei sünni piisavalt palju. Noh, vaata, mis meile lihtsalt näkku vaatab, eks, et me võime siin igasugust julgeolekustrateegiat punuda, aga kui pole lihtsalt mehi, kes seda riiki kaitseks, eriti veel noori mehi, kes on selles sobilikus eas ja füüsilises võimekuses, siis meil ei ole esiteks kaitsevõimekust ja teiseks tekib muidugi küsimus, et kelle jaoks me seda riiki üldse kaitseme siis, kui inimesi ei ole. Ja viimase punktina, mis mina ära mainiksin, kui sa mul küsisid, et mis mind häiris see dokumendi juures, on see, et absoluutselt ei ole avaliku diskussiooni selle üle, kas see 5,5% SKT-st kaitsekuludeks ka päriselt tagab meile mingisuguse kvalitatiivse arenguhüppe riigikaitsevõimekusega seonduvalt. Jällegi, nii palju kui mina olen koridori vestlusi pidanud nii koalitsiooni kui opositsioonisaadikutega, ma näen, et see on justkui elevant toas. Kõik saavad aru, et mitte mingisugust kvalitatiivset arenguhüpet ju tegelikult ei tule, kui me räägime sõjapidamise võimekusest Venemaa kui maailma suurima tuumariigiga. Aga siis jääb küsimuseks, et miks me paneme sinna 2 miljardit eurot aastas, 2,5 miljardit eurot aastas olukorras, kus meil on riigieelarve niikuinii 2 miljardiga miinuses ja rahvas väljasuremise kursilaks, et millist hüve see nüüd reaalselt teenib, sellele küsimusele peaks vastama. Kui tahate, et me paneme sinna 2 miljardit eurot aastas, 2,5 miljardit eurot aastas, siis te peate olema suutelised meile ka veenvalt, argumenteeritult ja faktipõhiselt ära näitama, milline on see reaalne riigikaitsevõimekuse kasv, mis me siis selle tulemusena saame. Et kui lihtsalt raha suunatakse 100 miljonite kaupa erinevatele relvakorporatsioonidele, sõjatööstusele, Lockheed Martinile ja teistele, siis see ju küll ei ole midagi sellist, mida me peaksime tingimata toetama, aga selle üle igasugune diskussioon puudub. Nii et võt, mina pika sissejuhatusena mainiksin ära 8 punkti, et nüüd mõtle ise, et millest sa rääkida tahad, kuhu sina oma rõhuasetust panna tahad, hea meelega kuulaksin ka sinu enda mõtteid seal samal teemal. Ja, need on tegelikult kõik head punktid, mida sa välja tõid ja seda dokumenti sirvides mul väga sarnaseid mõtteid muuseas tekkis selle dokumendi osas. Võib-olla esimene tasand, mis kohe hakkab silma riivama, on see, et dokument on tõepoolest selline deklaratiivne ja loosunglik. Et meile räägitakse siin vabadusest kui hindamatust väärtusest. Eesti julgeolekupoliitika eesmärk on tagada, et meil ja meie lastel oleks vabadus, oma riik, rahvus ja keel ning õigus ise otsustada oma elu ja ühiskonna korralduse üle. Meie julgeolek tugineb demokraatiale, õigusriigile, kogu ühiskonna valmisolekule ja tugevatele liitlassuhetele. Kaitseme Eestit igal juhul kõigi ohtude eest ning kui tahes ülekaaluka vastase vastu. Meil on kaitsetahe ja võidutahe, me ei alistu kunagi. Need on need sellised deklaratiivsed loosungid, millega see dokument siis avab selline teatav preambul sellele dokumendile. Ja mind paneb kohe küsima esimese asjana see, et see dokument räägib mitmel puhul sellest, et Eesti ühiskonna sidusus ja kaitsetahe on äärmiselt olulised asjad ning me lähtume nendest, et justkui need oleksid juba olemas Eesti ühiskonnas. Konstandid, mida pole vaja küsimuse alla üldse seada. Meie julgeolek tugineb demokraatiale, õigusriigile, kogu ühiskonna valmisolekule. Mis on saanud Eesti Vabariigis demokraatias? Sa mainisid seda, et meil istub 12% toetusega, koondtoetusega valitsus Eesti Vabariigi eesotsas juba mitmendat aastat. Nii. Mis demokraatlik ühiskond see on, kus põhimõtteliselt mitte ükski poliitiline jõud ei võta vastutust, keeldub võtmast vastutust ning ei oma mitte mingisugust, ei kuuluta mingit vajadust välja võtta poliitilist vastutust olukorraks, kus neil poliitiline toetus puudub. Millisest ühiskonna sidususest me räägime tegelikult olukorras ja sinna võib tulla nagu pikemalt tagasi, kus meil on ühiskonnas väga tõsised, nii ideelised, poliitilised, moraalsed, erinevad nii-öelda fraktsioonid, küsimused, lõhed ühiskonda, mida on süstemaatiliselt lõhestatud viimase 10 aasta jooksul revolutsiooniliste, üle-euroopaliste, transatlantiliste ideoloogiate poolt, läbi viies siin homopropagandat ja perekonnalõhkumist, läbi viies just äsja mingisugust suurt homoparaadi keset
keset Tallinna vanalinna, tekitades, ma ei tea, lastepäeval Viljandis mingisuguseid probleeme homolipu heiskamisega ja nii edasi, eks ju, mis tunduvad justkui olevat, need on kõrvalised asjad, aga tegelikult ei ole. Need on väga olulised indikaatorid sellest, et kuivõrd ühtne see meie ühiskond nüüd reaalselt ikkagi on siin. Ja õigusriikluse printsiip. No me oleme rääkinud siin saate järel sellest, kuivõrd olulise löögi all on praegu just nimelt Eestis õigusriikluse printsiip. No tuhandeid ja tuhandeid näiteid. No alustame sellest tegelikult, et kogu kaporatuuri tegevus viimastel aegadel on näidanud seda, et Eestis tegelikult puudub igasugune õigusriikluse printsiip. Ja kapo ja prokuratuur alustavad menetlusi, kriminaalmenetlusi põhimõtteliselt mingitest kas omaenda huvidest lähtudes, kiltkondlikest huvidest lähtudes, süvariiklikest huvidest lähtudes, ükskõik millest, aga põhimõtteliselt kindlasti mitte puhtalt õigusriikluse huvidest lähtudes. Nii, et see õigusriigi aspekt laguneb igast otsast meil, kaasa arvatud selles, et kui mõni ministri valdkonnas toimub ilmselge korruptsioon, nagu näiteks siin just hiljuti Kaitseministeeriumi puhul 400 miljoni kirjutamine kuskile riiuli firmale. Kes sellest kasu on saanud, kuhu see raha on läinud, millised ettemaksed on tehtud, mida sellest saadud on, mitte keegi, mitte midagi ei oska vastata. Meil on lihtsalt teflon näod ees Kaitseministeeriumis, kust viimane Eesti kaitse nii-öelda alane uudis tuleb ka meile, et kui me oleme siin rääkinud saate järel akadeemik Tsahknast, nüüd räägime tegelikult juba ka professor Heremist ja mitte ainult Heremist. Meil on selline endiste julgeolekutöötajate professuur uueks trendiks saanud, sest ka Arnold Sinisalu, kes oli kapo direktor, naudib praegu professuuri Tartu Ülikoolis. Nii Herem kui siis Sinisalu naudivad Tartu Ülikooli professori ametit. Et see selleks, eks ju, ma toon sellise väikese vahenäitena lihtsalt siia. Aga ma ei tea, seesama Liina Kersna, kellest me oleme siin rääkinud, eks ju, mingisugune korruptiivne, selgelt korruptiivne maski ja testihange või testihange, see oli vist, eks ju. Mitte mingit vastutust, mitte mingit poliitilist vastutust, lihtsalt vilistatakse kõige peale. Kas see on õigusriik? Kas see on õigusriik? Nii, et see teklavat alati, mida tõsisem on see probleem, mida üritatakse kuidagi varjata. Seda kuidagi deklaratiivsemalt, ideoloogilisemalt ja tühjemalt nagu kumisev ja kõlisev vask, alati need dokumendid kõlavad. Et seda nagu, kuidas öelda, pinksamalt hakatakse tegelema selliste tühjade loosungite vorpimisega. See on see alati Eesti kõikidest nii-öelda nendest raamdokumentidest ja kõikidest läbi paistev asi. Et siit võib minna nagu edasi, Eesti julgeolekupoliitika põhimõtted, punkt number 2. Kaitseme Eesti riiki, ühiskonda, rahvuse kestmist ja vabadust. Me julgeolek tugineb demokraatiale, õigusriigile, tugevatele liitlassuhetele ja kogu ühiskonna valmisolekule. Eesti kaitseb end kõigi ohtude vastu. See sama jutt põhimõtteliselt on siin ära mainitud. Ja Eesti julgeoleku alus on inimväärikust, üksikisiku põhiõigusi ja vabadusi, demokraatliku valitsemisviisi ning õigusriiki austava ühiskonna korralduse püsimine. See on nagu jube hea deklaratiivne jutt, aga siis kui me vaatame selle nii-öelda õigusriiki sisse siia natukene, siis me näeme, et see ei ole Eestis konstant. See on miski, siin nüüd räägime inimväärikusest olukorras, kus peaaegu 4000 last tapetakse Eestis iga aasta ära. Räägime siin, ma ei tea, mingitest muudest asjast, igalt poolt, kus sa vaatad vastu sellisele deklaratiivsele tekstile, kõrvutades seda reaalsusega, paistab see distants sellise ilusa keele
ja reaalsuse vahel eriti karmilt silma. No minu küsimus on see, et milleks sellist deklaratiivsust üldse vaja on? Et mis see nüüd annab siis, kui seda dokumenti alustada, nii nagu sa juba ette lugesid, eks ole, vabadus on hindamatu. Eks meil on kaitsetahe ja võidutahe, me ei alistu kunagi. No selles mõttes, et minule meenus esimese asjana kohe see Pätsi 1938. aasta võiduparaadi kõne, eks, kus nad tähistasid siis vabadussõja võitu, eks, ja rääkisid sellest, et noh, me ei alistu kunagi. No mis 2 aastat hiljem sai, teame küll, mis juhtus, et pole mõtet selliseid loosungid lehvitada, sellepärast, et see võib olla isegi vastupidise märgiga, sellepärast see võtab dokumendilt nagu tõsiselt võetavust maha. Kui inimesed ju loevad seda ja näevad, et see on mingisugune õõnes deklaratsioonide kogum, siis mõtled, siis on kogu ülejäänud asi ka ju mõttetus. Et minu sõbralik soovitus oleks kogu selline vaht siit välja võtta, räägime asjast. Milline on meie strateegia, milline on meie taktika, millistele võimekustele me tugineme, milline meie reaalsed võimekused on, kus on puudujäägid, millised puudujääke tuleb ületada, eks, millistel eeldustel me võime loota, et me ei satu sõtta, milliseid meetodid tuleb selleks rakendada, et selle eesmärgini jõudaks. Pole mõtet rääkida mingisugustest loosungitest siin. Aga kui me räägime kaitsetahtest, siis selle käsitlemine loosungina on selles mõttes eriti totter, et nagu sa isegi osutasid, see on reaalne suurus. See ei ole mingisugune loosunglik, kuidas öelda, deklaratsioon. Ja ühik, millega loosunglikult opereerida. Ta on reaalne suurus, et meil ei ole mõtet loota toimivale riigikaitsele, kui meil ei ole tegelikult tugevat kaitsetahet. Ja see võiks tõesti olla esimene peatükk. Et siis analüüsidagi kõigepealt määratada ära, mis asi on kaitsetahe. Millistest teguritest sõltub kaitsetahe. Ja nüüd hakata vaatama reaalselt nende tegurite kaupa, et milline see meie olukord siis reaalselt on. Ja kus on puudujäägid, kus on need kriitilise tähtsusega puudujäägid, mida tuleks ületada. Mis lõhub rahva kaitsetahet? Millistest sammudest tuleks selle tõttu ilmtingimata hoiduda? Nii poliitilistest sammudest, siseriiklikult rääkidest, kui ka välismaistest mõjuritest, eks. Mis on see, mis lammutab rahva kaitsetahet? Kuidas on näiteks mõjunud rahva kaitsetahele koroonadiktatuur? Kus 100 000 inimesed valitsuse poolt tembeldati nii teise klassi kodanikeks, eks, et teil on vähemad õigused. Te ei tohi osaleda avalikus elus, eks ole, ja me survestame teid laskma endale neid aineid süstida. Kuni sinnamaani välja, et me praagime välja Kaitseväest, Politsei- ja Piirivalveametist, Välisluureametist, Kaitsepolitseiametist, mehed, kes on ustavalt Eesti riiki teeninud, pühendanud oma elu sellele. Eks, et luua valmisolekut vajadusel siis ka teada oma elugas ja ohverdada Eesti riigi eest. Ja te lihtsalt praakisite need mehed kõrvale, kes ei allunud sellele käteväänamisele ja ülejäänud sisuliselt vägistasid ära. Ega väga palju rohkem oli ju neid mehi nendes struktuurides, kes lasid need süstid siis endale ära teha, et mitte kogu oma elutööd nagu rentslisse lasta lükata. Aga kes kannavad tegelikult siiamaani okast hinges. Kas see suurenes Eesti kaitsetahet, Eesti rahva kaitsetahet? Muidugi mitte. Rääkimata siis ülejäänud sellest totaalkaitse kontseptsioonis osalevast ühiskonnagruppidest, eks ole, meestest laiemalt, kes ütlevad, aga kuule, kui riigivõimu kasutatakse sellisel viisil, et minu ja minu lähedastega sellisel viisil käituda, no siis ma ei soovi sellist riiki kaitsta. Ja kui raske on niisugustest asjadest aru saada, et sa ei pead alati mõtlema igasuguse sellise diktatuurilise meetme puhul, kas asi on seda väärt. Et on võimalik selle kaudu saavutada mingid eesmärgid, aga asjal on ka mingid tagajärjed. Ja sa pead kaardistama ära, mis need tagajärjed, võimalikud tagajärjed on, kaugele ulatuvad tagajärjedeks. Ja siis kaaluma, kas on mõtet sellised meetmed rakendada. Noh, samamoodi võiks ju rääkida näiteks niinimetatud homoabielu seadustamisest. Kui te lähete meie ühiskondliku korralduse aluseks olevate moraalsete põhimõtete kallale ja hakkate neid rüvetama ja pea peale pöörama. Ja kui Eesti riik muutub selliseks poliitiliseks moodustuseks, mis ütleb, et abielu on ka homoseksuaalsed suhted ja annab homoseksuaalidele laste lapsendamise õiguse, siis jällegi tekib see küsimus, aga vabandust, et minu riik see nüüd küll ei ole, mis sellisel viisil käitub ja niisuguseid väärtusi, nii-öelda pseudoväärtusi hakkab kehastama. Need on mingid hoopis teised väärtused. Mina ei soovi selliseid väärtusi kaitsta. Jällegi peaks küsima, kas on mõtet minna ühiskonna moraalsete alusväärtustega sellisel viisil manipuleerima, ründama inimestest üle sõitma, sadadest tuhandetest inimestest. Mina väidan, et ei ole. Edasi võime võtta näiteks maksupoliitika.
eks on võimalik inimestelt raha kätte saada lühikeses plaanis, selle makse tõstes, aga kui sa tegelikult tõrjud inimesed sellises olukorras, nende elutööks olevad ettevõtted hakkavad pankrotti minema ja nad tunnevad, nad ei saa siin ühiskonnas enam hakkama, sest riik riisub neid lihtsalt, siis tekib jälle seesama küsimus, aga ma ei taha sellist riiki kaitsta. Mõtle selle peale, kirikute ja koguduste seadus, 100 000 vene ortodoksid ja vene rahvusest inimesed, kes elavad Eestis, määratlevad ennast eestlastena, Eesti inimestena, eks hakkad neid lihtsalt taga kiusama ja kottima, lähed kottima kloostrit, lähed kottima kirikut. Et kas sa suurendad ühiskondlikku sidusust või tegelikult tekitad pingeid ja tekitad väga paljudes inimestes sellise tunde, et kuule, et see riik on muutunud vaenlaseks, mitte sõbraks või nii-öelda, keda kaitsta, eks ole, hüveks, mida hoida ja kaitsta, see on vaenlane. See tuleb meile kõige olulisemate asjade kallale, meie kiriku kallale, meie kloostri kallale, meie usu kallale. Ärge tehke selliseid asju. Ärge tehke, sest väidetavalt meil on kriitiline julgeoleku olukord, hoiduge kõigest, mis lõhestab ühiskonda, rahvast, mis keerab inimesi riigi vastu üles ja teeme ainult selliseid asju, mis ühendavad, eks. Sest see on oluline praeguses olukorras. Ja nüüd ma küsin, eks ole, et kas ei saada aru nii lihtsast asjast või siis sihilikult lõhestatakse ühiskonda. No neid näiteid on nii palju, et ma ei teagi, kui palju on mõtet neid ette lugeda, aga sul kindlasti on omalt poolt veel lisada siia nii mõndagi. Ja no ma võtaks kas või ühe näite muuseas, mis on ilmselgelt lõhestanud Eesti ühiskonda. Täiesti meelevigane taristuprojekt nimega Rail Baltic, mille raames me teame, et Eesti ühiskonnale võetakse tuleviku kohustusi, mis hakkab tõsiselt meie riigikassat laostab juba praegu loomulikult, aga need kohustused kasvavad, see läheb kogu aeg kallimaks, see ärritab looduskaitset, see ärritab inimesi, kes vaatavad, praegu mina sõidan igapäevaselt läbi sellest nii-öelda koridori juures sealt liinil Rapla-Pärnumaa, ja näen seda, milline tohutu nagu see koridori massiiv tegelikult on, mis nüüd hakkab lõikama Eestit kaheks. Ja kuidas on reageerinud Eesti Stratcom kogu selle asja peale? Süstemaatiliselt ainult kõiki nimetades julgeolekuohuks ja Venemaa agentideks põhimõtteliselt. Nii. Et kui sa nagu Rail Balticu vastu oled, ole sa kultuuriinimene või akadeemia peatoimetaja või keegi muu, et siis sa põhimõtteliselt oled julgeolekuoht, sa räägid, ajad Vene asja. Riigi vaenlane. Ja nüüd võite siis ka mõelda, et huvitav, et aga kõik need inimesed, kes ka selle küsimusega on riigi selliselt positsioonilt ära hirmutatud ja viidud, et kui palju nemad nüüd tahaksid näiteks kaitsta Eesti Vabariiki ja nii edasi ja nii edasi. Tõesti, kogu see Nursipalu projekt ja nii edasi. Tuuleenergeetika, eks ole, inimeste elukeskkonna ära hävitamine. Ja see on tõepoolest nii, et kui nüüd, ma ei tea, terve Saaremaa ümbruskonda külvata need tuulikud või Liivi lahe äärde külvata tuulikud, et mis hakkavad põhimõtteliselt siit elektrit välja viima, eks ju, importima ainult, et mitte peamiselt kuskile Saksamaale ja mujale. Et siis võib tekkida küsimus küll, et kui palju nendel inimestel siis seda armastust riigikese vastu on, eks ju. Et näed, mida meie riik teeb siin, meie rahaga maksab peale sellele elektrile veel. Aga muuseas see dokument ka räägib meile kogu aeg selles samas deklaratiivsel viisil sellest, kuidas majandus ja julgeolek toetavad teineteist. Edukas majandus võimaldab tugevdada julgeolekut ja turvaline investeerimiskeskkond on üks majanduskasvu tingimusi. Eesti majanduskeskkond on võimalikult atraktiivne ning toetab tasakaalustatud ja konkurentsivõimelist arengut kõigis piirkonnas. Majandus on langenud viimased 3-4 aastat. Pidevas languses inflatsioon tõuseb. Iga päev me näeme seda, kuidas mingid tootva tööstuse, tehased, üksused, firmad sulgevad ennast, panevad kinni. Nii, ja meile räägib see dokument, et majandus on väga oluline. Kui me majandus on väga oluline, mis on kihva keeratud, süstemaatiliselt riigi kägistava maksupoliitika tulemusel, kui majandus on oluline, siis võiks jälle küsida, et aga miks te majanduse ära olete hävitanud viimased 4-5 aastat Eesti Vabariigis?
miks te olete selle maksureformidega ja maksutõusudega enneolematu maksuralliga Eesti majanduse täiesti kihva keeranud, kui see on oluline julgeolekupoliitiline eeldus. Rääkimata sellest, et need inimesed, kes on pidanud oma, ma ei tea, restorani kinni panema, firma kinni panema, kellel pole sissetulekut, siis küsige neid, et milline on nende kaitsetahe Eesti riigi vastu. Võib-olla nad on tegelikult juba väga paljudel juhtudel siit riigist lahkunud ja nii nagu vanarahvas ütleb, couldn't care less, mis siin riigis hakkab toimuma. Sest nad on jõudnud, ma ei tea, Hispaaniasse, Kreekasse, nii nagu meie sõber Aldo Maksimov, eks ju, ja igale poole mujale läinud ära siit, ütlen, et siin riigis on võimatu elada ja pole mõtet oma asju siin teha. Ja see on nagu üks tasand, majanduse aspekt. Nii et jah, kahtlemata kaitsetahte küsimus on oluline, aga seda tuleks käsitleda sisuliselt, mitte loosunglikult, oleks minu kokkuvõtlik hinnang sellele. Ja kui seda käsitletakse loosunglikult, mitte sisuliselt, siis on ju tegelikult probleem selles, et me saame kõik aru, et jällegi ignoreeritakse elevanti toas. Tuleks rääkida sellest, kuidas meil selle kaitsetahtega päriselt lood on, millest see päriselt sõltub, aga kuna siis me siseneksime sellisesse ruumi või paigutuksime sellisele territooriumile, kus me ei taha viibida, siis me peame tõele näkku vaatama, hakkama probleeme tunnistama, siis me ütleme lihtsalt, et meil on kaitsetahe ja võidutahe, me ei alistu kunagi. Ja sellega on küsimus lõpetatud. Hästi palju mõnusam nagu niimoodi. Et mingit probleemi ei teki, et see lihtsalt on ja sellega on hästi ja see on maksimumis, punases. Nii et lähme edasi. Ja. Siin pole rohkem midagi rääkida. Siin pole rohkem enam midagi rääkida, aga vaata, ma ühe lause tooksin veel. See on sellest dokumendist välja. See ütleb, et me kaitseme Eestit nii maal, õhus, merel, kosmoses kui ka küberruumis avalduvate ohtude, samuti informatsioonilise mõjutustegevuse eest. Maal, okei, õhus. Kus on meie õhukaitse? No me oleme näinud, kuidas me ennast õhus kaitseme siin Ukraina droonide eest Rumeenia lennukitega. Et isegi nii palju pole, et siia ruumi tungivad droonid alla lasta. Ei ole õhukaitset. Pole olemas sellist asja. Merel, kus on Eesti võidukas merevägi, kes kui peaks tulema mingi dessant ja midagi muud siin, mitu sõjalaeva meil on, väga vähe vist, kosmoses, kus Eesti satelliidid ja asjad on. See jutt tundub nagu mingisuguse täiesti reaalsusest irdunud asjana, et ikkagi jälle nendel dokumentidel puudub seos ja side reaalsusega. Ja sellisena tegelikult neil üldse mõte, eks. Et nad kas on reaalsuspõhised või siis pole mõtet neid teha. Täpselt. Aga mina läheksin selle teise väga suure küsimuse juurde, mis puudutab tuumarelvade Eestisse paigutamist. Ja see on küll nüüd väga tõsine probleem, mitte et eelnev ei oleks, aga mind hämmastab austööles, et Eesti ühiskonnas on nii vähe sellel teemal olnud avalikku arutelu või ka protesti, et Eestis kehtivad seadused ei ütlegi mitte midagi selle kohta. Kas Eesti riigi territooriumile tohib paigutada teiste riikide, olgem ausad enne kõike siis Ameerika Ühendriikide tuumarelvi? Kui tohib, siis millistel tingimustel tohib seda teha? Kes peab seda otsustama? Millises korras peab seda otsustama? Kas tohib panna ainult sõja ajal või tohib paigutada ka rahu ajal? Eks? Kui tohib paigutada ka rahu ajal, siis milliseid tuumarelvi, kas taktikalisi või ka strateegilisi, kui siis kuhu, eks kuidas see peab olema avalikustatud või tohib seda teha salaja avalikkuses teadmata. Kõik need küsimused peaks tegelikult olema reguleeritud ja seadusandja tasandil, parlamendi tasandil ära otsustatud, sellepärast et parlamentaarse demokraatiaga korraldusega, ütleme sellises riigis, kus peaks valitsema parlamentaarsele demokraatiale vastav riigikorralduslik mudel, tuleks kõige olulisemad küsimused otsustada ära parlamendi poolt. Ja lihtsalt ei ole. Et meile öeldakse lihtsalt nii, et ei nagu antakse mõista, et jah, me oleme valmis lubama Eesti territooriumile paigutada tuumarelvi, nagu akadeemik Tsahkna on asutanud, eks. Aga sealt edasi suretatakse kohe diskussioon ära. Ei, see on riigi saladus, sellest ei saagi avalikult rääkida, see on mingi NATO tuumaplaneerimise küsimus, me loomulikult osaleme nendes aruteludes, diskussioonid käivad, aga Eesti avalikkusele, kaasa arvatud parlamendi liikmetele, ei pea me vajalikuks mitte mingisugust informatsiooni selle kohta anda. Ja ma ei tea, kas sellist asja peab üleüldse selgitama, minu jaoks tundub see nii iseenesest mõistetav, aga võib-olla siis peab selgitama, et milles see probleem on. Et kui keegi arvab, et tuumarelvade Eesti territooriumile paigutamine kindlasti suurendab meie julgeolekut kõvasti, siis mina ütleksin, et ma näen asju küll täpselt risti vastupidi. See mitte ei suurenda meie julgeolekut, vaid suurendab meie julgeoleku ohte. Sest et kui raske on aru saada näiteks sellest, et kui
Mehhiko või Kanada lubaks paigutada Ameerika Ühendriikide piiri äärde oma territooriumile Hiina või Venemaa tuumarelvad, siis ma arvan, et Mehhiko ja Hiina julgeolek sellest eriti palju ei kasvaks. Vastupidi, väga suure hüppega kasvaksid Mehhiko ja Hiina suhtes julgeolekuriskid, sest Ameerika Ühendriigid ilmselgelt ei kavatseks sellist asja tolereerida, nagu Kuuba kriis meile ju näitas. Aga nüüd küsimuseks jääb, et miks siis peaks nagu Eesti puhul olema kuidagi teistmoodi suhtes Venemaaga. Et kui me lihtsalt muudame nii-öelda, mängijad on vale sõna, aga kui me muudame subjektid ära, aga kogu skeem jääb samaks, probleem jääb ju ka sisuliselt samaks. Et kui paigutada Eesti territooriumile tuumarelvad, siis loomulikult oleks Venemaa vaatest strateegiline julgeolekuoht, mida ei saa tolereerida. Ehk selline oht tuleks eos likvideerida. Täpselt samamoodi nagu Ameerika Ühendriigid likvideeriksid selle ohu eos, täpselt samamoodi nagu Hiina likvideeriks selle ohu eos, likvideeriks arusaadavalt ja põhjendatult selle ohu eos ka Venemaa. Ja no vot, siin ongi see küsimus, mis tuleks nüüd ära otsustada, kas need ohud, mis kaasnevad sellega, et Eesti territooriumile paigutada tuumarelvi, on siis reaalselt oluliselt väiksemad kui see väidetav kasu, mida me saaksime sellest, et Eesti territooriumile paigutatakse tuumarelvi. Kas see on üldse meie huvides, et meie territooriumile paigutatakse tuumarelvi? Või pannakse meid fakti ette ja öeldakse, et kui te tahate üleüldse loota mingisuguse NATO kollektiivkaitse vihmavarjule, siis te peate võimaldama meil paigutada oma territooriumile tuumarelvi. Ma saan väga hästi aru, kuidas see teenib Ameerika Ühendriikide strateegilisi huve piirata sisse ja survestada Venemaad, aga kuidas see Eesti huve peaks teenima? Sellest ma aru ei saa. Tõesti ei saa. Ja võt seda diskussiooni ju absoluutselt ei eksisteeri. Absoluutselt ei eksisteeri. Täiesti, ta absoluutne null ja vastupidi seda kohe teadlikult ja tahtlikult suretatakse. Poliitikud ei tõstata seda diskussiooni ja ka paned tähele meie vaba ja sõltumatu ajakirjandus ei tõstata seda diskussiooni. Aga mis see on siis? Mis see on siis? Ja nüüd, kuidas saab toetada julgeolekupoliitika aluste dokumenti, kus sellise tähtsusega strateegiline küsimus, fundamentaalse tähtsusega küsimus, millest võib sõltuda meie rahvuse, riigi või kogu meie maa püsima jäämine toimiva nähtusena on lihtsalt maha vaikitud. No, hullu maja minu mõnest. Ütlen ausalt, et vaielge vastu, kui tahate. Aga see, et lihtsalt meil ei ole mingit diskussiooni, on ju hullumeelsus. Olen täiesti nõus sinuga ja ise seda ka korduvalt kommenteerinud ning see Margus Sahkna idee, akadeemik, tema idee, mida ta välja ütles, et me ei ole tuumarelva Eestisse toomise vastu, meie taga on tegelikult, selle otsuse taga on kogu Eesti rahvas ning igalt poolt tundub, et sina ka ja kõik kogu meie rahvas, et selle taga on tegelikult juba pikem Stratkomi selline surve Eesti avalikkusele. Ja sellised, mina näen siin küll nagu Tsahkna ja teiste poolt välja öeldud asjades, nii-öelda sellist Stratkomi klassikalist viisi vaadata ühiskonna kliimat. Niimoodi natukene näpuga katsuda ühiskonna kliimat. Et me räägime sellest, et me toome siia Eestisse tuumarelvad, aga mis sellele järgneb, tekib nüüd küsimus. Kas põhimõtteliselt Eesti kogu meedia on tagajalgadel küsimus, et oot, mis siin toimub? Kas Postimehe, Delfi juhtkirjad tulevad ja küsivad sellel teemal, et aga sellist diskussiooni, et siia toodaks tuumarelvi, pole Eestis üleüldse olnud ega tekitatud? Ei, me ei näe seda üldse. Me ei näe seda mitte kuskil. Me näeme seda, et see põhimõtteliselt kuidagi salaja tuuakse sisse selline väike pisikene lause, võib-olla Objektiiv ja teised kommenteerivad siin. Sina kommenteerid oma kommentaarides, mina kommenteerin oma kommentaarides ja kõik. Polegi rohkem, mitte midagi ei ole. Ja Postimees, poliitikud, kõik lihtsalt nagu vaikivad selle asja maha täiesti. Ja sestap ongi Stratkom saanud nagu oma sellise, kuidas öelda, ühiskondliku kliima testi kätte.
et näed, saab paigutada küll, saab teha ära küll, saab asjad teha ära küll. Et kui siin on välja öelnud Tsahkna, siin on välja öelnud mõned teised inimesed, kuskil ka Eesti kaitseväe juhtkonnas keegi tuli ja ütles, kas mitte ei öelnud Herem omal ajal seda sama asja välja ja jällegi kõik olid põhimõtteliselt, meie olime tagajalgadel, mõtlesime, mis toimub ja kogu ühiskond ülejäänud vait. No see näitab seda, et mäng käib lihtsalt üle pea. Mäng käib üle pea. Ja mitte ainult rahva üle pea, vaid ka Riigikogu üle pea. Eks ju, et Riigikogu ei saa tegelikult otsustada, et ma olen vaadanud ja ka oma kommentaarides mänginud ette neid sinu küsimusi kaitseministrile ja peaministrile. Ja tõepoolest, seal sellise ülbe muigega lihtsalt vastatakse sellele, või vastatakse, et ei, meil on nagu NATO koostöökogu ja mingisugused muud organisatsioonid seal, me jätame selle põhimõtteliselt me jätame selle oma siseringi otsuseks, et siin me ei hakka nagu tegelema mingisuguse üldise otsusega, see on kuulub spetsialistidele, saate aru, eks ju. Et Riigikogu mingisugune ei otsusta siin, rahvas ei otsusta ammugi midagi, aga isegi Riigikogu ja valitsuskoalitsioon ei ole see, kes hakkab otsustama neid küsimusi. Ja see on, täiesti uskumatu olukorras, kus meie naaberriigi kõige suurema tuumariigi tuumadoktriin ütleb, et kui paigutatakse lähiriikide territooriumile tuumarelvi, siis muutuvad need riigid otseselt Venemaa tuumaheidutuse sihtmärkideks, tuumarünnaku sihtmärkideks. Igati arusaadavalt. Ja tegu on nagu eksistentsiaalse küsimusega olukorras, kus põhimõtteliselt puudub Eestis täiesti igasugune diskussioon, täielik vaikus, sellest vaikib täiesti nii, nagu sina osutasid, see dokument, see on karjuv vaikus sellest dokumendis. Siin on öeldud küll selle kohta tegelikult, aga ma võin öelda, palju siin täpselt selle kohta öeldud on. Siin on ühes kohas kirjutatud, NATO tugevdatud kaitsehoiak alliansi idatiival peab lähtuma tõkestus, heidutuse ja lävekaitse põhimõttest ja veidi hiljem on öeldud, veenva heidutuse aluseks on nii konventsionaalne kui ka tuumaheidutus. Kõik, jah. Ühesõnaga on antud osutus, et veenva heidutuse tagamiseks peame olema valmis ka ikkagi tuumaheidutust kuidagi siin sisse tooma. Mida see tähendab, mida sest välja lugeda, rahuajal, sõjaajal, Eesti territooriumil, mitte Eesti territooriumil, ei tea. Aga siin ongi nüüd see huvitav moment, vaata ma saatsin sulle paar linki ja esimene on see, et Soome on ka nüüdseks ju NATO liikmesriik. Minu meelest rumal otsus soomlastel astuda NATO liikmesriigiks, aga see selleks. Eriti olukorras, kus me näeme, mis NATO-ga praegusel hetkel toimub ja kuidas paljastub see, et tegelikult polegi see mõeldud struktuuriks, mis tagaks kellelegi kaitset, vaid struktuuriks on see mõeldud, mis tagab USA sõjatööstusele püsiva sissetuleku ja aitab ellu viia USA geopoliitilisi huve. Aga see selleks, ärme sinna praegu lähe. Oluline on see, et Soome NATO liikmesriigina ütleb selgelt välja, et Soome ei lubaks tuumarelvi rahuajal oma pinnale. Nii et see ei ole kuidagi iseenesest mõistetav, et NATO liikmelisusest peab automaatselt tulenema see, et USA tuumarelvad saab paigutada kõigi NATO liikmesriikide territooriumile. Ei, soomlased ütlevad, ei, meie julgeoleku huve see ei teeniks ja me ei lubaks rahuajal paigutada oma territooriumile. Ja meil selle asemel, et võtta samasugune selge seisukoht, öelda jah, võib ja sellistel tingimustel, kui võib või ei või, mängitakse sellist peitust ja isegi parlamendile öeldakse, et teiega me seda asja küll ei aruta, me räägime sellest siin. Pevkur ja Michal ja Tsahkna räägivad sellest siis kuskil NATO tuumaplaneerimiskomitees. Ja siis teine artikkel on tegelikult väga tähelepanuväärne. See, mis kannab pealkirja tuumarelv Eestisse. See on isegi päris palju, mida Postimees on ära teinud, pidades silmas sellist üldist vaikust. Siin on päris informatiivne, et kui vaatad seda sissejuhatavat lõikugi, Financial Times kirjutas, et Balti riigid ja Poola on huvitatud USA tuumavõimega lennukite baaside võõrustamisest. Kujutel ette, Balti riigid ja Poola on huvitatud. Oleme või? Eesti on ka Balti riik. Kas keegi on kuskil arutanud, küsinud seda? Ma ka ei mäleta, et meil oleks üks diskussioon olnud. Kuskil oleks üldse, et seda oleks arutatud üleüldse. Siin ongi osutatud, ent kui näiteks Poolas ja Leedus arutletakse tuumavõime üle avameelselt, siis Eestis piisab, kui mainida tuumarelva kanda suutvat hävitajat ja suud lähevad lukku. Kõik. End of discussion. Ja siin ma ei mäleta, mul ei ole seda mälupilti praegu täpselt ees. Võid natukene allapoole krüttida, vaata, kus on see vahepealkiri. Eestis on tuumaküsimus salajane.
siin on tsiteeritud siis Pevkurit, kes räägib, et kõik, mis puudutab tuumaplaneerimist, toimub NATO tuumaplaneerimise grupis. Seal osalevad kõik NATO liikmed ja see, millised otsused need on NATO salajasel tasemel tehtavad otsused. Kui liitlased midagi küsivad, siis puhttehniliselt on loomulikult Ämari valmis võõrustama kõiki suuri lennukeid, sõnas Pevkur ja lisas. Aga tuumaheidutus ei tähenda ainult lennukite olemasolu ja selles mõttes peetakse need vestlused kinniste uste taga. Kõik. Ongi kogu sinu informeeritus. Ja mida teeb nüüd ajakirjandus, tõstatab tõsiseid küsimusi, kuulge, et see ei ole ju aktsepteeritud parlamentaarsest demokraatiast ja lihtsalt arvate, et teil on õigus sellised otsused langetada ilma igasuguse parlamentaarse diskussioonita. Mina arvan, et see on küsimus, mis vääriks isegi referendumit. Kas me tahame sellise riski võtta, et lubame enda territooriumile rahu ajal paigutab tuumarelvi või mitte? Esitage poolt argumendid, esitaks vastu argumendid ja siis las rahvas otsustab. See on lõpuks küsimus, mis puudutab rahva saatust. Oleks igati kohane otsus, aga ma ei räägi siin isegi rahvahääletusest, ma räägin sellest, et isegi rahva esindajate tasandil keeldutakse seda küsimust arutamast. Ja tõlgime selle Pevkuri lause ära. Ja. See on lihtsalt see, et teid, head inimesed, siin Eestis pannakse tanki selliste globalistlike ja transatlantiliste huvide pärast. Ja seda panevad väga väike rühm inimesi. Teilt ei küsita mitte midagi. See tehakse suletud uste taga, kuulutatakse kõik NATO saladuseks ja ongi kõik. Ja siis on juba hilja, kui siia poole tuleb, ma ei tea, Iskander või mõni muu rakett, mis kannab strateegilist või taktikalist tuumalõhke pead. Ilmselt alustatakse taktikalisega ja võib-olla sinna samasse Ämarisse, millest juttu oli, millesse oli ka hiljuti siin artikkel, et Eesti on valmis võõrustama ka tuumarelvi kandlaid liitlaste lennukid. Ja see oli aasta tagasi. See oli aasta tagasi. Täpselt aasta tagasi. Kes seda otsust on teinud, mis asja? Ja muuseas tuumaheidutuse vaatepunktist on see sama tõsine oht kui tuumarelvade paigutamine, sest kunagi ei tea, eks ole, et kui seal on lennukid, mis on suutelised kandma tuumarelvi, siis tegelikult seda käsitletakse juba, nagu oleks paigutatud tuumarelvad, sest et ega kõik väga raske on tuvastada, kas nad siis parasjagu kannavad või ei kanna. Et kui juba sellised kandjad on, et siis see on punase taseme oht, eks. Ja ma ütlen, selles mõttes on hämmastav, et kui ma küsin sinu käest, aga Markus, ütle mulle, kas täna on Eesti territooriumil tuumarelvad või ei ole? Ma just nimelt tahtsin selle küsimuse juurde tulla. Et mulle tundub nende Stratkomi märkides seda, et ei ole sugugi võimatu, et Eesti territooriumile on juba toodud tuumarelvad. Et meil hakatakse tegelikult tagant järgi tegema mingisugust sellist natukene sellist ühiskondlikku kliimatesti, aga tegelikult reaalselt on võib-olla see otsus juba tehtud, kas tuua Eesti territooriumile ja võib-olla ka juba ellu viidud. Ma ei oleks sugugi üllatatud. Aga minu küsimuse sihiks oli tegelikult see tõdemus, et ultimatiivselt ainuke aus vastus on see, et me ei tea. Ei tea. Kas on või ei ole? Me ei tea. Ja mina parlamendi liikmena ka ei tea. Sa ei tea ka. Ei tea. Ja selline olukord kujutad see ette. Ja siis meil on julgeolekupoliitika põhialused menetluses. Ja kui sa oleks parlamendi julgeolekukomisjonis, sa ei teaks ka. Mitte midagi. No ilmselt mitte, jah. Riigikaitsekomisjonis, jah. Riigikaitsekomisjonis, jah. Ja kui ma kõnes seda teemat tõstatasin, siis muidugi sa võid kujutada ette, kuidas need nii-öelda julgeolekupoliitika mehed mind vaatasid, et kuidas sa aru ei saa, et sa praegu teed nagu kasuliku idioodina käituda, et see on meie riikliku julgeoleku huvides mitte sel teemal rääkida. See on nagu vaikiv kokkulepe, et me ei räägi sel teemal. Miks sa räägid praegu? Miks sa küsid? Tõstatad neid asju? Vaatasid teineteisele otsa ja põrnitsesid, et aga tuleb ju tõstatada. Ei saa ju kaasa mängida seda mängu, et me vaikime põhiküsimused maha. Ja sama asi puudutab minu meelest ka seda aktiivkaitse põhimõtet. Juba kihvt on deklareerida, et Eesti viib sõja vastase territooriumile, andes kauglööke sügavale vastase sisemaale, eks ole. No jah, ma kõnes ka küsisin seda küsimust, et aga nii, esiteks on muidugi küsimus see, et millega me anname neid kauglööke, kui te olete ostunud siin 100 miljonite eest, võib-olla juba miljardi eest Lockheed Martinilt neid HIMARS, High Mobility, mis oli Rocket, mida iganes, meil tule see nimi lahti seletatuna meelde, raketiheitjaid, mitmikraketiheitjaid, aga laskemoona ei ole. Moona ei ole.
see on väga oluline tähelepanek. Kõrgtehnoloogiline vana raud. Absoluutselt, aga tuleme korra selle punkti juurde ja paneme siin korra stoppi. Eesti sõjaline kaitse on üles ehitatud, ütleb see dokument, aktiivkaitse põhimõttel, mille kohaselt rakendatakse vastase jõudude vastu aktiivseid meetmeid, mis tahes vormis rünnaku ärahoidmiseks või takistamiseks või rünnaku tõhususe vähendamiseks. Eesti lähtub arusaamisest, et Balti riigid on üks operatsiooniala. Nii, aga paneme siin nüüd hetkeks stoppi. Millised on kriteeriumid, mille alusel võidakse aktiveerida aktiivkaitse põhimõte? Seda see dokument ei seleta poole sõnagagi. Et põhimõtteliselt kas kui Eesti sõjaväe kõrgemas juhatuses tundub, et võiks panna, meil on olnud selliseid artikleid ja ideid siin Postimehe endine peatoimetaja Hõbemägi pani segast siin natukene mõni aeg tagasi ja rääkis seda, et Heremiga juttu ja tsiteeris Heremit, et mis siis, kui paneks Peterburi Iisaki katedraalile laksu ära. Herem ütles jah, et kui seal on mingisugune patarei on sinna pandud, et meil on tegelikult võimekus olemas ja võime panna küll Peterburile laksu ära. Et aga mis siis, kui meil on äkitselt nagu Kaitseliidu ja Kaitseväe loomulikult juhatuses sellised inimesed, kes teevad selle otsuse ära ja meil ei ole mingisuguseid kindlusi sellest nagu kriteeriumist, et mis alustel seda üldse tehakse. Sest põhimõtteliselt, kui me käsitleme see sama dokumenti, ütleb seda, et Venemaa on Eestile eksistentsiaalne oht. Nii, kerin seda siit alla poole. Kus ta nüüd siin oli mul? Venemaa kui eksistentsiaalne oht. Et igal juhul on Venemaa Eestile eksistentsiaalne oht. Nii. Siin räägitakse, millisel viisil, muuseas see on ka huvitav, millisel viisil Venemaa siis ka oma ohtu reaalselt ellu viib. Näiteks kunstlik rände surve, ma lihtsalt kulmud tõusid üles selle peale, et et Venemaa on nüüd see, kes toob põhimõtteliselt siia Euroopasse neid erinevaid migrante. Me mäletame seda, mis juhtus siis, kui meie transatlantilised liitlased USA teostas põhimõtteliselt 3-täheliste organisatsioonide erioperatsioone Süürias, finantseerides ISISt ja teisi islamistlikke kõrilõikajaid, teostades Süürias täieliku kaose, hävitades Liibüa, mis oli selliseks lukuks põhimõtteliselt Sahara taguse Afrika nendele kõikvõimalikele ajukirurgidele ja teadlastele, akadeemikutele samuti, kes sealt tulevad. Ja mida see tõi kaasa Euroopale? See tõi kaasa põhimõtteliselt täieliku Euroopa üleujutamise miljoni immigrandiga. Miljon võttis ainult Saksamaa vastu neid immigrante. Nii, et kui me nüüd üldse rändesurvest räägime siin, siis peamine, kes selle rändesurve autor on olnud USA geopoliitiline märatsemine Lähis-Idas. Samuti Euroopa Liit, kes on surunud peale, eks ole, rändekvoote ja muid asju. Täpselt. Peate hakkama vastu võtma. Täpselt, aga ma olin siin, eks ju, selle aktiivkaitse põhimõtte juures, et Venemaa on kuulutatud eksistentsiaalseks ohuks ja meil on aktiivkaitse. No, mis me nüüd teeme siis? Ma tahtsin omalt poolt lisada, et miks sa arvad, et see otsus langetatakse üleüldse mingisuguse kaitseväe juhtkonna tasandil või Eesti poliitilise juhtkonna tasandil, et sellised otsused võivad olla langetatud ka NATO tasandil. Mina alati mõtlen nendele Eesti HIMARSite peale, selles mõttes, et mida tähendab, need on Eesti HIMARSid. Need on Ameerika Ühendriikides Lockheed Martini poolt toodetud mitmikraketi heitjad, mida on võimalik Eestil kasutada üksnes Ameerika Ühendriikide loal ja kaasabil. Kaasabil, nad on Eesti isegi võimeline. Meil on vaja satelliitluureinfot ja meil on vaja sihitusinfot. Ja ma olen aru saanud, et neid süsteeme ei saa üleüldse kasutada, kui need nii-öelda peremeeste poolt lahti ei lukustata. Eks ole, et sa saad üleüldse neid kasutada ja et sul on ka nii satelliitluureinfo, mida rünnata ja sihitamise info, et kuhu siis täpselt rünnata, eks ole, millisel ajahetkel. Ja see on ju võimekus, mida meil endal ei ole, satelliitinformatsioon. Nii et sa tugined nende süsteemide kasutamisest täielikult ameeriklaste toele.
aga võib täitsa vabalt olla ka nii, et seda kõike silmas pidades ei olegi need mingid meie HIMARSid. Tegemist on lihtsalt ameeriklaste HIMARSitega, mille eest meie oleme maksnud. Ja mida nimetatakse meie HIMARSiteks. Mis aktiveeritakse siis, kui USA-l on vaja. Ja täpselt NATO kõrgema juhtimise tasandil langetatakse otsused muuhulgas seonduvalt sellega, millal anda siis see, kuidas see on kirjutatud, see aktiivsete meetmete osaks olev süvalöök, mis tahes vormis rünnaku ärahoidmiseks. Mis tähendab, et ennetav löök, eks. Ma saatsin sulle ühe lingi ka, me mäletame, kuidas siin Kaitseväe kõrge juht Veiko Vello Palm, mitte kuigi ammu rääkis ühes intervjuus ka ju saaksid selle mulle veel saata, ma läks siin jutuhoos kuskile. Ma panen uuesti, et lihtsalt oleks inimestel silme ees, et see ei ole mingisugune meiepoolne väljamõeldis, vaid reaalselt üks Eesti Kaitseväe kõrgematest juhtidest on selle avalikult ka välja öelnud, eks. Et ennetav löök on mõistlik. Et siit me näeme siis nagu seda, et see ei ole midagi sihukest, mida ei kaalutaks. Jah, teatud olukorras on mõttekas anda Venemaale ennetavaid lööke. Ehk Venemaalt polegi mingisugust sõjalist rünnakut meile tulnud, aga selleks, et hoida see rünnak ära, on mõistlik anda ennetav löök. Aga minu põhiküsimus seisneb ühelt poolt selles, mida ma juba osutasin, et kui meil ei ole isegi laskemoona nende süsteemide kasutamiseks, mida me iseseisvalt nii kasutada ei saa, siis kuidas neid lööke üleüldse anda, eks me oleme ostnud $100 miljonite eest neid mitmikraketi heitjaid, aga teatavasti Hexeth helistas Pevkurile, ütles, et vähemalt kuni Iraani sõja lõpuni, aga tegelikult teadmata ajaperioodi jooksul me teile nende HIMARSite kasutamiseks vajalikke rakette, ATACMS ja mis need teised olid, rakette müüa ei saa. Nii et teil on see mingisugune õppemoon, mil paukpadrunid nii-öelda, saate nendega harjutada, aga millal siis päris moon peaks tulema, ma ei tea. Aga doktriin näeb ette, et meil on võimekus anda, eks ole, kasutada aktiivmeetmeid, see on oluline osa meie riigikaitse doktriinist, aluspõhimõtetest, sellele tugineb paljuski meie riigikaitse, ometi reaalselt tegelikult ju võimekust ei ole. Seda esiteks, aga ma mainin teise aspekti ka ära, mis on võib-olla isegi veel tõsisem, et nüüd isegi kui oleks vajalikud mehhanismid ja suutlikkus tegelikult seda doktriini kellu viia, siis minu jaoks on suureks elevandiks toas see, et aga läheme nüüd selle mõttelise ahelaga paar sammu edasi. Hästi. Mis siis juhtuma hakkab ka? Paneme siis nagu esimesed paneme Iisaku katedraalile paugu ära, vaatame, mis Eestist järgi jääb. Kusjuures prooviks sellise asja. Korra hüppan veel tagasi hetkeks, enne kui läheme edasi. Tasub meeles pidada ka seda, seonduvalt meie eelmise arutelupunktiga, et HIMARS mitmikraketi heitjad on võimelised kandma ka tuumapäid. Ehk kui me ühelt poolt ütleme, et me oleme valmis võõrustama nii-öelda liitlaste tuumarelvi ja teiselt poolt on meie riigikaitse doktriini osaks see, et me oleme valmis neid HIMARSi raketisüsteeme kasutama süvalöökide andmiseks ja paneme need kaks asja kokku, siis see tähendab seda, et me võime anda ka lööke, muuhulgas vajadusel ennetavaid lööke siis tuumalöökide näol. Ja vaat siis ongi küsimus nüüd, et aga võib-olla me jõuagi sinna, et me mingid lööke anname, vaid enne juba hakatakse ohtu likvideerima, mida Eestis nähakse. Aga isegi kui me jõuame sinna, et neid lööke antakse, et mis siis nüüd edasi saama hakkab, pidades silmas meie hiilgavat õhutõrje võimekusteks jutumärkides. Ja mis edasi saab siis? Et Venemaal erinevalt Eestist on märkimisväärne ja üks maailma parimaid õhutõrje süsteeme kasutusel. Ükski õhutõrjesüsteem ei ole 100% toimiv, loomulikult kui igast süsteemist on võimalik läbi hiilida, aga meil pole üldse mitte midagi. Ei tiibrakettide allatoomiseks ega ka rääkimata ballistilistest rakettidest. Nii et põhimõtteliselt täiesti lihtsalt niimoodi tule ja sõida sisse. Et boksimatš, kus sa käsi tõsta ei tohi põhimõtteliselt. Paned ühe laksu ära ja siis pead käed langetama ja vaatama, mis siin vastu hakkab, eks ole, tulema. Et kui me selliseid küsimusi ei aruta või käsitle selles julgeolekustrateegia alusdokumendis, siis tekib küsimus, et aga mida te selle aktiivkaitse põhimõtte all silmas peate, mida me siis saavutame. Et nii-öelda siseriiklikuks propagandaks kõlbab küll, et Eesti ei jää ootama, kuni sõda meie territooriumil, me paneme korralikult sisse ära kaugele sügavusse, eks ole. Inimesed päris hea, et siis võiks küll ikka 100 miljoneid siia alla veel panna, et osta veel neid süsteeme juurde. Aga kuulge, kui me nüüd ratsionaalselt asju käsitleksime, siis me peaksime ju andma endale aru, et me räägime rünnakust maailma suurima tuumariigi vastu. Sellisel juhul me peaks olema ka suutlikkust tõrjuda vastumeetmeid, aga pole ju. Mis omakorda peaks viima tagasi originaalse küsimuse juurde, et aga mis kasu meil sellisest doktriinist siis üldse on, et kas ei kujune hoopis mingisugusest suitsiidistrateegiaks, eks?
no kujunebki ja tegelikult mul on tunne, et see aktiivkaitse põhimõte on siia sisse kirjutatudki ainult nii-öelda NATO liitlaste nõudel. Et kui vaja on, siis saab Eestit sellisel viisil tanki panna ja Eestit sellisel viisil kasutada. See on ka Eesti julgeoleku põhialustes ilusti kirjas. Et niimoodi seda on, kui vaja on näiteks provotseerida mingi konflikt siin Balti tiival USA-l või NATO-l või teistel nii-öelda sõjapartei liikmetel, siis rahulikult saab seda, siin on ilusti meil see kirjas, et niimoodi saab seda teha. Mul on tunne, et see on sellepärast sinna pandud. Aga jah, kogu see dokument on, ütleme niimoodi, et neid olulisi küsimusi, mida me siin oleme arutanud, eks ju, eelkõige tuumarelvad, aktiivkaitse, aga ka kaitsetahtega seonduvad küsimused. Neid see dokument ei veenvalt ei käsitle, vastupidi, käsitleb neid deklaratiivselt, selgelt niimoodi ainult mööda minnes, või mitte mööda minnes, tähendab, selle deklaratiivsuse taga tegelikult vaikitakse maha need olulised küsimused. Tahtlikult, just nimelt. See ei ole lihtsalt niisama, et need jäetakse tegelikult käsitlemata, ei, need vaikitaksegi maha. Ja selle rahvaga siin pole kellelgi kavas arvestada. Ei Eesti maha müünud poliitilisel seltskonnal, kes teenib välisisandate huve 200 kilomeetrit Peterburist, ega nendel välisisandatel ise. See on see, mis siit vastu vaatab tegelikult sellest olukorrast. Ja sellised deklaratiivsed dokumendid, tõepoolest muuseas, mul tuli see sama mõte, enne nii-öelda julgeoleku olukorra tõsist halvenemist, meenutavad seda 38. 9. aastat. On teostatud riigipööre, on demokraatia langus ja siis kogu seda asja hakatakse kinni mätsima sellise nii-öelda kobrutava retoorikaga. Meie oleme sõjariistus rahvas, meie ei karda mitte kedagi, meie oleme vastu astumas kas või kõige ülekaalukamale vastasele. Just. Ja see kõik meenutab. Nii, et ajalugu kordub farsina teatavasti, aga see kõik meenutab 38. 9. aastat. Ja minul on nagu pikka aega olnud selline tunne, et tegelikult me ei ole veel jõudnud üleüldse selle punkti niigi, et aru saamaks, kuivõrd savi jalgadel kogu see korrumpeerunud Eesti Vabariigi tegelikult on. Et kui peaks tulema reaalne oht Eesti vastu, siis minul on kogu aeg selline tunne, et piisab ühest kaardikesest ja see kaardimaja kukub tervikuna kokku, kogu see asi. Et ma ei näe tegelikult ei ühiskondlikus sidususes, ei hoolimata nendest tohututest nii-öelda dokumendi deklaratiivsetest ilusatest lausetest siin, hoolimata sellest, et meile iga laulupeo ajal ja 24. veebruari ajal räägitakse, kuivõrd ühtsed, head ja toredad me oleme ja kõik nii edasi, kuidas me kõik säilime, kuidas me hakkame säilima alles. Et ma ei näe seda elu tahet ja seda sellist nagu vastupanu võime, reaalset võimekust selles rahvas. Et me ei ole, tegelikult ei ole tehtud neid uuringuid, mis ütleksid, et kuivõrd see Eesti kaitsetahe reaalne on üldse. No aga neid ei saagi teha, sest et võib jõuda tõsisele järeldusele, mis ei ole poliitiliselt nii-öelda košerid, aktsepteeritud, vastuvõetavad, parem on mitte küsimust tõstatada. Et rahvast on peedistatud, vaesustatud, rahvast naerdakse näkku, nende demokraatlikele õigustele, nende põhiseaduslikke õigusi pidevalt kogu aeg tõmmatakse koomale ja siis oodatakse äkitselt, et kui peaks tulema kriis, siis see sama rahvas tuleb ja hakkab nende tüüpide, selle nomenklatuuri võitlust pidama. See rahvas võib ühel hetkel ütelda, et pidagi ise oma võitlust ja kõik jalutada välja lihtsalt niimoodi. Roomlastel oli selline poliitiline asi nagu setsessioon, ehk siis teiste sõnadega nii-öelda plebeid jalutasid Roomast lihtsalt välja.
rahvas siis jalutas välja Roomast. Jäid järgi patriitsid ja rahvas ütles, et nüüd ma ei tea, tehke ise oma hobuse raudu ja sadulaid ja relvi ja leiba küpsetage ja mitte juviti lihtsalt mindi ära. Ja see tõi kaasa selle, et tekitati nii-öelda plebeide tribuun ja sellised rahva esindatuse organisatsioonid senatis ja riigi nii-öelda kehamis. Aga väga vabalt võib olla niimoodi, et see rahvas samamoodi ühel hetkel tuleb ja ütleb, et kuulge, teeb sellise vaim, see on huvitav, kas meil ongi selline vaimne setsessioon juba toimunud Eestis tegelikult, et mingil viisil on juba nagu sellest riigi struktuurist ja sellest eestikesest nagu vaimselt juba välja jalutatud ja siis kui tuleb, siis mis seal ikka, et vaatame siis, kuidas see asi siin läheb. Täitsa võimalik, sellepärast, et üks on ju selge, rõhku pannakse ikka näilisusele, mitte sisule, mitte sellele, kuidas asjad tegelikult on, mitte ehitada üles päriselt tugevat riiki, päriselt tugevat kaitsetahet, päriselt tugevat majandust, päriselt ühtset kokkuhoidvat ühiskonda, vaid kõik on deklaratiivne, mänguline ja stratkom. Eks loome mingi kuvandeid ja siis üritame tekitada olukorra, kus võimalikult paljud inimesed arvaksid, et kuvand kajastabki reaalsust, olgugi, et tegelikult need on kaks täitsa erinevat asja. Et inimesed usuvad pigem seda, mida neile propaganda kaudu öeldakse, kui seda, mida nad oma silmaga näevad. See ongi selline levinud massimanipulatsiooni tehnika. Aga ma ei tea, kui palju meil veel aega on, aga mina ütleksin, et need ülejäänud 4 punkti, mida ma alguses mainisin, ei ole ka vähe tähtsad, sugugi mitte. Ehk siis suhtumine rahvusvahelisse õigusse, NATO kollektiivkaitse struktuuri tegelik toimimine julgeoleku tagatisena, diplomaatia olulisuse mahavaikimine julgeoleku poliitika ühe põhialusena ja samuti siis rahvastiku probleemi ignoreerimine. Ja rahvastiku probleem ja diplomaatia on eriti olulised. Ja ma nimetasin veel viimasena seda 5,5% SKT-st, et kas see on nagu päriselt asi, mis meie riigi meil on aega nii palju, kui me ise võtame. Et jah, kui ma loen seda dokumenti, siis siin on näiteks öeldud niimoodi, et Eesti julgeolekut toetub rahvusvahelisest õigusest kinnipidamisele rajatud rahvusvaheliste suhete süsteem. Eesti seisab rahvusvahelise õiguse reeglitel põhineva maailmakorra eest. Ja nii edasi, ma ei viitsi rohkem ette lugeda, see on mitmeid teisi kohti ka. No, aga see on ju vale. See on vale ju. Selles mõttes, et kui me vaatame, mida näiteks Riigikogu liikmed tegid toetusavalduse Iraani vastasele agressioonisõjale. Selleks, et olla oma enda isanda ehk Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli silmis nagu heas kirjas, eks. Toores rahvusvahelise õiguse rikkumine. Pole üldse mingi küsimustki. Agressioonisõda, agressioonikuritegu. Sõjakuriteod seal hulgas, eks ole, tütarlaste kooli sodiks pommitamine kohe sõja esimesel päeval, nii edasi. Reservatsioonideta toetus agressioonisõjale. Kõige jõhkrama rahvusvahelise õiguse rikkumise, mitte ainult heaks kiitmine, vaid sellele takka kiitmine. Ja nende samade inimeste poolt, kes on ise meie suured julgeoleku asjatundjate spetsialistide eeskõnelejad, eks ole, seal hulgas seal Erik Niiles Kross ja Peeter Tali, aga olgem ausad ka EKRE liidrid, eks. Et kus on siis see suur austus rahvusvahelise õiguse vastu ja see printsiip, et Eesti julgeolekut toetab rahvusvahelisest õigusest kinnipidamisele rajatud rahvusvaheliste suhete süsteem. Tegelikult on aastakümneid süstemaatiliselt toetatud Ameerika Ühendriikide poolt just nimelt rahvusvahelisele õigusele tugineva rahvusvaheliste suhete süsteemi lammutamist. Selle ilminguna on ju tegelikult panustatud ka Eesti kaitseväega isegi Iraagi sõtta. See oli järjekordne agressioonisõda, mille tagajärjel hukkus otseste ja kaudsete kahjudena rohkem kui 1 000 000 inimesteks. Kas on kunagi tunnistatud riiklikult, et see oli viga, mida me peame kahetsema ja deklareerima, et rohkem selline asi ei kordu? Kas on julgeolekupoliitika alustas kusagil kirjutatud, et Eesti selle austuse väljendusena rahvusvahelise õiguse vastu ei saada mitte kunagi oma kaitseväge osalema üheski agressioonisõjas näiteks? Kas on kusagil öeldud, et me ka diplomaatiliselt ei toeta mitte kunagi mitte kusagil peetavaid agressioonisõdu? Ei. Mitte midagi sellist ei ole. Ehk meil on tegemist järjekordse sellise õõnsa deklaratsiooniga, millele reaalsus räägib risti vastu. Ja jaustame tegelikult rahvusvahelist õigust, aga kui me tegelikult seda jausta, siis on ju selge ka see, et me ei saa nõuda mitte kellelgi tõsiselt võetavalt, et austataks meie suhtes neid samu rahvusvahelise õiguse aluspõhimõtteid, seal hulgas siis relvastatud jõu kasutamise keeldu. Ja see täpselt nii ongi.
me võime siin deklareerida küll, et me austame, aga faktiliselt me ei austa, siis tegelikult ei pea ka meie suhtes neid samu põhimõtteid austama. Nii lihtne see on inimlik baasprintsiip. Vastastikuse põhimõte, et teie ei austa teiste suhtes, teised ei pea austama teie suhtes. Kõik. Lihtne. Ja mitte midagi vastu öelda tegelikult ei olegi. Ei olegi. Eesti saa appelleerida rahvusvahelisele õigusele relvastatud jõu kasutamise keelule, kui me ise toetame relvastatud jõu kasutamise keelu rikkumist meie välisisandate poolt. Nii et järjekordne selline tegelikult valelikkus, mida siin ei ole raske märgata. Aga diplomaatia puudulikkus karjub ka sellest dokumendist välja, sellepärast et ei ole mainitud üldse. Kas üldse sõna diplomaatia on seal mainitud? On mainitud mingites kohtades muuses on, et Eesti tegeleb ka nagu diplomaatilise suhtlusega loomulikult ja nii edasi. Kui ma panen nagu otsingusse, ma ei viitsi praegu panna, sest mul on, võin panna siin otsingusse diplomaatia ja siin on, räägitakse diplomaatiast. Kommunikatsiooni nii-öelda rahvadiplomaatia, mitte selles tähenduses muuses, aga üks kõige olulisemaid väikeriigi püsimise eeldusi, diplomaatiline suhtlus oma nii-öelda huvide tagamiseks ja eelkõige oma kõige suurima naabriga. Kõige olulisem tõke sõjalise tegevuse tekkimiseks ja diplomaatilise suhtluse avamine, diplomaatia rakendamine on põhimõtteliselt nagu kogu selles dokumendis ära maha paikitud. Et see on jällegi selline asi, et puudub nagu sõna, et mida selle dokumendiga siis nüüd aetakse, kuidas on võimalik, et Eesti sugune väike riik eeldab seda, et tal on aktiivkaitse ja NATO vihmavari, aga justkui see viiks meid olukorda, kus diplomaatiat ei olegi vaja enam. Et me oleme nii hästi kaitstud, nii hästi nagu relvastatud 5% SKT-st relvadesse ja nüüd meil just nagu mingisuguseid diplomaatilisi kanaleid näiteks Venemaa suunas ei lähegi enam vaja, et me oleme nii kõvad tegijad. No. Et Venemaa on Riigikogu tasandil kuulutatud terrorismi pooldavaks maaks, eks ju. Põhimõtteliselt meil on mingisugune poolterroristliku ja terrorismi pooldava maa suursaatkond Tallinnas. Nii, mida sa sellises olukorras ikka teed, eks ju, kui sa võtad selliseid teisi kõike võimalikke õõnsaid deklaratsioone vastu ja lõikad ennast ära põhimõtteliselt nii nagu Kaja Kallas on ennast ära lõiganud diplomaatilistest kõnelustest Venemaaga. Igasugusest diplomaatist. Ja see on, see on üks nagu selline karjuv puudus selles dokumendis. Ma tegin dokumendi vahepeal lahti ja ma lõin otsingusse sisse diplomaatia. Ma isegi panin diplomaa, eks ole, et saada sõna erinevate pead. Mina leidsin nüüd ühe vastu, mis sa leidsid rohkem. Kas see on see rahvadiplomaatia koht? See on väikeses alapeatükis, mis ütleb, et tugev kodanikuühiskond kindlustab julgeolekut, nagu meil oleks mingi tugev kodanikuühiskond. Mina olin ka ainult selle vastu. Ja see on hea lause, mida hästi lause naerma. Kodanikuühiskond saab toetada riigi strateegilist kommunikatsiooni näiteks rahvadiplomaatias osalemise kaudu. Mis see tähendab? Ma ei saa isegi aru, mida see tähendab, rahvadiplomaatia. Aga ongi see, et kodanikuühiskond andku ennast riigi stratkomi teenistusse, eks ole, praktiseerigu seeläbi rahvadiplomaatiat, et enam-vähem levitagu stratkomi sõnumit oma sõprade, tuttavate ja vanavanemate ema, isa ja naabrite seas. Et selle kaudu rahvadiplomaatiat seal edendada ja aidata ajusid pesta oma lähedas. See on siis kogu diplomaatia arusaam. Ja lihtsalt see nii põhimõtteline asi ja mina ütlen seda, ma olen seda alati öelnud ja ütlen ka jätkuvalt välja ja võtke heaks või pange pahaks, mind absoluutselt ei huvita. Baasprintsiip, kui me räägime julgeolekupoliitika alustest, peaks olema see. Meeldib või ei meeldi? Eraldi küsimus. Aga peaks olema see. Eesti taotleb heanaaberlikke suhteid kõigi oma naabritega. Eesti taotleb heanaaberlikke suhteid süstemaatiliselt riigi elu korraldamise julgeolekupoliitika põhialusena. Taotleb heanaaberlikke suhteid kõigi oma naabritega. See on hädavajalik. See küsimus ei ole selles, kas see sulle meeldib, see on vajalik. Saad aru, nagu nii lihtne asi. Diplomaatia üheks kuidas öelda, alusprintsiibiks ongi see, et läbi räägitakse nendega, kes sulle ei meeldi. See on, või kellega on konflikt.
et konflikt ei paisuks. Et konflikt ei paisuks, mitte sa ei käi nii-öelda nagu NATO või kuskil mujal Euroopa koridorides mõnusalt nii-öelda toredate sõpradega ja tahtekoalitsiooni liikmetega seal nii-öelda nagu veinikest joomas, vaid diplomaatia on põhimõtteliselt see, et sa suunad oma pingutused, jõupingutused selle suunas, kes sulle just nimelt ei meeldi, et ei tekiks konflikti. See on diplomaatia. Aga sellepärast peakski olema sätestatud, et taotleme heanaaberlikke suhteid ja pingutame selle nimel. Jällegi, ma rõhutan 3. korda. Küsimus ei ole selles, kas see meeldib sulle või kas mõni naaber meeldib. Kui sa ei taha, et konfliktid paisuvad sellele tasandile, kus need ähvardavad kasvada üle sõjaliseks konfliktiks, siis sa pead pingutama selle nimel, et hoida heanaaberlikke suhteid. Ja selleks ongi diplomaatia mõeldud, peab olema avatud ja toimivad diplomaatilised kanalid. Mis mõtet on hoida saatkonda Moskvas ja venelastel saatkonda Tallinnas, kui need kanalid on tegelikult umbes ja rohtu kasvanud, neid ei kasutata. See ongi ju kogu diplomaatilise suhtluse mõte. Hoida suhteid. Eriti seal, kus need suhted on keerulised. Ja kui seda ei näe üldse ette julgeolekupoliitika alused, siis me hülgame baastasandi, millele toetudes hoida ära meie riigi ja rahva hukatusse jõudmine. Ja see ei ole nalja asi. Süüke asi välja jättasid täielikult, mitte ühtegi sõna ei ole, nagu me osutasime, rääkimata peatükist või rääkimata sellest, et see oleks üks baaspõhimõtetest, mida lahti selgitatakse. Ja muuseas sellel printsiibil on ju omakorda veel alaprintsiibid, ehk mingid järeldused, mis sellest printsiibist tuletatakse. Näiteks nii poliitilisel kui bürokraatlikul tasandil hoidutakse igasugustest avaldustest, mis suhted rikuvad. On ju? Hästi lihtne. Tee valmista ette kasvatama riigikaitselist võimekust. Tööta selle nimel, et oleks mingi kaitseliit võimekam, kaitsevägi võimekam, plaanid, riigikaitselised plaanid, aga ole vait. Ära provotseeri, ära eskaleeri, ära ütle mitte midagi sellist, mida teine pool saab üles korjata, võimendada, näidata, et vaata, kuidas nad meisse suhtuvad. See oli Soome poliitika pikka aega, enne kui mindi NATO-sse. Võiks ju olla, aga ei ole. Mitte midagi ei ole, meil on vastupidi ju. Meil ongi siin Veiko Vello Palm räägib, et mõttekas oleks igati mõistlik, oleks anda ennetavaid lööke, eks. Ja mis siis räägitakse, mis siin kõik on olnud? Põlvili surumine, Alar Karis esituses, Kaja Kallas esituses, tükeldamine, eks igati heales, kui Venemaa saaks väiksemateks osadeks tükel. No mida te vabandust väljenduse pärast mölisete? Suud ei oska kinni hoida õige koha peal või? Ei no vaata, kõik see võiks olla nagu ähvardav ja tõsine. Siis kui Eestil oleks mingigi jõuõlg, aga meil ju puudub igasugune jõuõlg. No arvatakse, et NATO pakub sulle seda jõuõlg. Tulevad inimesed rääkima Venemaa tükeldamisest ja põlvili surumisest väikeses chihuahualikus Eesti Vabariigis. Akadeemik Tsahknate ja teiste poolt juhitud sellises väikeses vabariigis. Ja see on ju naerunumber. Esiteks sellega sa teed veel ennast täis rahvusvaheliselt ja igal pool, nii nagu Kaja Kallas ennast täis on rahvusvaheliselt teinud. Kaja Kallas on Eesti välispoliitilise IQ sümptom. See on selline, tema võtab kogu Eesti välispoliitilise suhtluse ja, või selle täieliku puudumise tegelikult kokku. Sõbrantsidega on hea natukene veinitada kuskil ja toredalt niimoodi eurokoridorides mõnusalt juttu rääkida ja puhuda, sest meil nii meeldib teineteisega suhelda. Nii tore, aga siis, kui asjad lähevad tõsiseks, vaata, siis nii nagu Kaja Kallasel praegugi koidab selline olukord, et Prantsusmaa ja Saksamaa soovivad temast üldse lahti saada. Ega samas ajal, kui oli siin vahepeal jutt, et Euroopa Liit otsima mingisugust läbirääkijat suheteks Venemaaga, siis Kaja Kallas ju ütles, et aga meil on ju kõrge julgeoleku ja välispoliitika esindaja juba olemas minu isikus. Et mida siin otsida on? Jah, palju õnne. Selle peale on Venemaa ütlenud, et ükskõik, kes sealt tuleb, ka Kaja Kallas küll ei tule. No ma arvan, et Kaja Kallas ei saagi minna, sellepärast et on Venemaa taga otsitav. Et see on sellisena natuke raske nagu kõrge esindaja olla, et kinni ära pannakse. Ja, aga see on vist nagu selline sõna, mida võib nende dokumentide kirjeldamises kasutada. Ei, meil on jutt küll pikk, aga need on tegelikult kõik väga olulised punktid, isegi nagu kahju oleks mitte peatuda, seepärast, et näiteks see sama, paned tähele, viimastel aegadel ei räägita enam sellest, et NATO tagab meile igavesest ajast igavesti kindla riigikaitselise aluse, eks ole, kindel NATO vihmur. Millal see viimati rääkisid? Kuulsid, et keegi seda juttu enam rääkis? Tagasi on tõmmatud selgelt.
aga mida muidugi ei ole tunnistatud, on see, et mitukümmend aastat on räägitud juttu, mis lihtsalt ei vasta tõele. Et kes iganes on lugenud NATO lepingut, artiklit 5, see ju teab, et seal ei tule üldse mitte mingit kohustust põhimõtteliselt, mitte kellelegi. Kõrged lepingu osalised on kohustatud võtma meetmeid. Asutakse arutlema, milliseid meetmeid võetakse. Täpselt, jah. Et korraldame tippkohtumise ja võtame vastu deklaratsiooni ja ütled, deklaratsioon ei ole meede või? Kindlasti on. Kindlasti on meede. Ja võib isegi mingi sanktsiooni kehtestada kellegi suhtes. Kas see pole meede? Muidugi on meede. Aga mitte midagi ei ole seal öeldud selle kohta, et peab astuma ühe liikmesriigi kaitseks sõtta, kui ta on langenud sõjalise rünnaku ohvriks. Ei ole, sellist kohustust ei ole. Ei ole sellist kohustust Ameerika Ühendriikidel, ei ole ühelgi teisel NATO liikmesriigil sellist kohustust. Ja fakt on ju see, et Ameerika Ühendriigid kogu NATO ajaloo jooksul ei ole mitte kordagi, mitte ühegi NATO liikmesriigi kaitseks sõtta astunud. Ei ole, sellist asja pole olnud. Ja nüüd, kus küll aga on teised NATO liikmesriigid, USA sõdades Afganistanis. See oli Venese kaitsesõda. Absoluutselt. Ja Bosnias samamoodi tegelikult. No see oli lihtsalt puhas rünnakuoperatsioon. See oli olnud ühelegi NATO liikmesriigil isegi ülekantud tähenduses mingid rünnakut korraldatud. Mis näitas seda, et NATO saab kasutada ka ründeorganisatsiooni. See oli esimene kord, kui NATO kasutati otseselt ründeoperatsiooniks. Ja ongi kõik. Pretsedent on loodud. Aga mida ma öelda tahan, on lihtsalt see, et see on ju ka asi, mida ei tohiks julgeolekupoliitika alustes maha vaikida, et kui Donald Trump on ka ähvardanud Ameerika Ühendriigid üldse NATOst välja viia või isegi kui ta säilitab selle positsiooni, aga saab selgeks, et ega nad tegelikult ja kellegi kaitseks sõtta ei astu, siis tekib küsimus, aga mis meie riigikaitsedoktriin sellisel juhul ütleb? Mis me siis teeme? Või veelgi enam, kas meil on üleüldse mõtet kuuluda sellisesse sõjalisse liitu, mis pigem tekitab meil julgeoleku ohte, kui vähendab neid. Võibolla peaks kaaluma hoopis neutraliteeti. Millised oleks neutraliteedist tulenevad plussid, millised oleks miinused? Millised on NATO liikmelisusega kaasnevad plussid, millised on miinused? Kuidas me nüüd omavahel kaalume? Milline hüve on suurem? Milline risk on suurem? Kõik see töö tuleks ju ära teha, aga mina küll ei ole näinud, et keegi seda tööd teinud oleks. Meil toimib tegelikult ainult selline stratkomilik gaasivalgustamise gaslighting strateegia. Et me võime veel ühel hetkel muuses hakata kuulama seda, et polegi keegi juttu sellist rääkinud, et NATO meid tuleb kaitsma. Pole keegi rääkinud meile, et meie nii-öelda viiendast artiklist tuleks automaatselt, tuleneks see, et keegi tuleks Eestit rünnaku puhul kaitsma. Siis hakkad Google'iga neid artikleid otsima, aga ei leia ka midagi enam. Ei leia enam midagi üles. Ei ole, nagu Postimehes pole, RR-is pole. Ja. Mäletad nagu, et oli küll, aga no ei leia. Et me võime rahulikult veel seda teha, et kogu bürokraatia ja Stratkomi masinavärk sellisele gaslightingu strateegiale ja gaasitamisstrateegiale tegelikult rajanebki. No see on nagu Orwelli sellest 1984, kus peategelane nagu, mäletan nagu, et ma ei mäleta, kes kuidas oli, aga mäletan, et nagu okeaani oli meie vaenlane, aga nüüd öeldakse, et ta pole kunagi meie vaenlane olnud, et ta on hoopis meie liitlane. Ja loomulikult kogu minevik on ära kustutatud, ise mõtled nagu Euraasia ja Ida-Aasia vahetasid kohad ära. Ennem oli Euraasia, oli vaenlane, siis lõpuks tuli Ida-Aasia ja ühe hetkega vahetati üleöö. Ja siis öelda, pole kunagi teisiti olnud. Pole kunagi teisiti olnud ja kõik ja sa pead uskuma seda. See on see propaganda võte niimoodi. See on see sama nagu, see on see, mis mastaapsel viisil tekitati tegelikult COVID-i operatsiooniga kogu lääne ühiskonna raames niimoodi. Ja mäletate ka, kuidas COVID ju ära lõppes. Siis, kui Putin ründas 24. veebruaril Ukrainat, siis lõppes ära COVID nagu lõigatud. Ja äkitselt ei olnud enam, ma ei tea, Ida-Aasiat või Euraasiat. Ja äkitselt Euraasia ei olnud enam, nüüd oli Ida-Aasia, kõik, uus jutupunkt, kõik läinud. Ja uus eksistentsiaalne oht. Jaa, eksistentsiaalne oht. Olgugi, et see sõda tegelikult, olgem ausad, meisse vahetult ei puutugi. Nüüd me oleme sõjas, hoopis teine asi. Nüüd me võisime tulla 10 000 inimestega sinna Vabaduse väljakule ja mingit probleemi ei olnud, keegi ei nakatunud enam. See on see gaslightingu ja gaasitamise strateegia, mida kasutatakse. Nojah, ja siis minu meelest lõpetuseks jääb veel 2 punkti, mida mina esile tõin. Üks on rahvastiku probleem ja teine on see 5,5% SKT-st, et see 5,5% alustades sellest on ka nagu püha lehm. Et kui sa vaatad parteipoliitikat, mitte keegi, mitte ükski erakond ei käi seda teese välja, kulge, aga
kuidas me saame lubada endale 2,5 miljardilist riigikaitse eelarvet, kui me oleme 2 miljardiga miinuses ja samal ajal meil puudub igasugune arusaamine, kuidas selle kulutuse kaudu meie võimekus ennast riikina kaitsta kvalitatiivselt paraneb. No see peaks olema nii elementaarne küsimus, et kõik on nõus, ei 5,5% vähemalt SKT-st tuleb panna riigikaitsekulutus, kui sa vaatad, kui Reinsalu räägib, kui ükskõik millise partei esindajad räägivad. Kõik räägivad sellest, et kuidas me saaksime riigieelarve miinust vähendada. Mitte keegi, mitte kunagi ei maini seda, et kuule, aga see 5,5% SKT-st on ju meile üle jõu käiv ja rääkimata sellest, et see läheb tühja. Suur osa sellest läheb tühja. Väga suur osa sellest läheb tühja. Erinevatele sõjatööstuse korporatsioonidele või ka kohalikele igasugustele ettevõtetele, mis ehitavad, saavad siin tellimusi ja asju. Ja on erinevate parteide toetajad ka muidugi, eks ole, suured ettevõtted. Aga riigikaitseline võimekus kvalitatiivselt, mina ei ole küll näinud, mitte kunagi pole mitte keegi rääkinud sellest, kuidas see riigikaitseline võimekus siis kvalitatiivselt paraneb. Ükskord ma parlamendisaalis küsisin Reinsalu käest seda, kes kaitses seal mingisugust ettepanekut, et tõsta seal riigikaitsekulutused sinna määrani, kui veel ei olnud tõstetud, see oli 2023. aastal. Ma küsisin, et aga Urmas, kas sina oskad seletada, kas sina oled kunagi näinud mingisugust selgitust, kuidas meie riigikaitseline võimekus siis päriselt kvalitatiivselt teeb suure arenguhüppe selle tulemusena. Ja Reinsalu vastas selles mõttes ausalt, et ei, et mina usaldan selles küsimuses meie kaitseplaneerijaid. Et kui kaitseväe juhtkonna tasandilt öeldakse, et neid ja neid asju on vaja, siis minu asi poliitikuna ei ole küsida, kas see päriselt tõstab meie riigikaitselist võimekust kvalitatiivselt, see ei ole minu kompetentsi tasand, minu asi on neid usaldada ja tagada, et poliitilised otsused saaksid vastu võetud, mille kaudu siis eraldatakse küsitud ressursid. Aga me ei saa niimoodi asjadele läheneda. Me ei saa võtta ühtegi otsust vastu, kui me ratsionaalselt ei ole veendunud, et sellega päriselt saavutatakse see eesmärk, mida selle otsusega taotletakse, seda enam, kui selle otsuse hinnalipik on miljardid eurodeks igal aastal. No ei tohi nii teha. Ja no see on minu meelest asi, millest peab julgema rääkida, et veenge meid, et see raha läheb vajalikku kohta, seda enam, et meie riigi võlg kasvab meeletult selle tõttu. Ja rahvastik järjest kahaneb ja vananeb ja neid inimesi, kes tulevikus peavad hakkama seda võlga tagasi maksma või isegi intressi teenindama on järjest vähem. Ja kuidas me teeme seda? Just eile vaatasin, et IMF hoiatas, et 2022. aastal oli meie intressimaksed aastas, seal suurusjärk oli 30 miljonit. 30. Kas tõesti oli jah? 30, ma mäletan praegu valesti, miljonit eurot aastas. Ja 2030. aastaks, kui praegune tendents jätkub, jõuab 650 miljoni euroni aastas. 650 miljonit eurot aastas ainuüksi intressimakse ja populatsioon väheneb ja vananeb. Vanu inimesi on üha rohkem, kes vajavad ressursse, mitte ei loo ressursse. Noori inimesi, kes loovad ressursse, on järjest vähem. Maksumaksjad on järjest vähem. Suutlikkus intressi teenindada on järjest väiksem, aga samal ajal intress, mida teenindada, on järjest suuremaks. No, ma lihtsalt ei näe, kuidas sellest august enam üldse välja tulla, kuhu me ennast kaevame. Keda või mida me kaitseme sinna? Ja kui... Ma ei saa aru sellest, kui ma olen loll, ma ei saa aru, aga ma ei saa aru, ma ütlen ausalt. Ja kui me räägime liberaalide ühest sellisest ideest, et rahvastikukriisi parandab sisseränne, siis just nimelt julgeolekupoliitika alustest lähtudes on sisseränne üheks peamiseks riskiks, sellepärast, et need inimesed, kes siia tulevad, on veel vähem seotud selle riigiga, kui isegi pettunud eestlane, kes siit on ära läinud. Et nendel inimestel puudub igasugune huvi kaitsta Eesti riiki ja seista Eesti riigi eest. Nii et see demograafiline kollaps, mis siin praegu toimub, tuletame meelde, et Eesti sündimuskordaja on 1,16. See on katastroof. Meilt on viimati sündinud nii vähe põlvkondades, mis tulid peale Põhjasõda, kus ellu astusid siis sellised alla 10 000 aastakäigud. Ja sellise nii-öelda täieliku rahvastikukriisi tingimustes ehitatakse meil siin, ma ei tea, Rail Balticut, pannakse 5% SKT-st. Mis see Süku on? Südalinna kultuurikeskus või Tartus on mingisugune hiiglaslik koloss tuleb veel, tohutud projektid käivad. Ehitatakse suuri asju. Tartu on minust mööda läinud, mina Tartust. Ja
aga jah, muudkui ehitame. Sulle Tartu ei meeldi, aga vaevalt, et sina Tartulegi väga meeldib. Seda kohe päris kindlasti. Tartu vaim ei ole, ütleme niimoodi, et me oleme nagu õli ja vesi, et me ei segune eriti hästi. Põlise tallinlasena võiksin öelda nõnnapse. Aga see selleks tähendab, et põhimõtteliselt jah, kõik võimalikud nagu sellised taristuprojektid, hiiglaslikud taristuprojektid, eks ju, 5% SKT-st kaitsetööstusesse, igale poole kaitseasjadesse. Nii, kellele? Seda küsimust jällegi karjuv tühjus selles dokumendis. Keda sinna püssi alla üldse pannakse? Meil on põlvkonnad varsti, mis on väiksemad põlvkonnad kui Põhjasõja järgsed põlvkonnad, kus Eestis oli, ma ei tea, 200 000 inimest. Nemad sünnitasid need samad põlvkonnad, eks ju, mis meil siin praegu nagu 1 300 000. Ehk siis sündimus, demograafiline nagu olukord on katastroofiline. Ja see näitab ka tegelikult kaudselt seda, et kuivõrd hästi see riik on meid ikkagi siis teenindanud siin. Et kuivõrd hästi me siin riigis ennast rahvana tunneme. See on ju tegelikult ka selle otsene tagajärg. Ja kuivõrd tihedat seotust inimesed selle riigiga ja selle riigi tulevikuga ka nagu plaanivad üldse. Et kui ikka inimesed mõtlevad, et kuulge, siia pole mõtet sünnitada tegelikult lapsi. Sa olukorras, kus sulle öeldakse, et isegi tüdrukud hakkavad minema nagu püssi alla. Kus meid riigil on vaja. Ja, riigil on vaja, et meid ootab põhimõtteliselt ees selline maksuorjus siin, pidevad maksutõusud, riigi võlakoorma kasv ja siis lisaks veel mingisugused absurdsed kohustused nagu Rail Balticu ja rohepöörde näol alla miljonilise eestlasega hakkame siin rohepööret tegema. Et see on niivõrd ajuvaba pilt, mis siit vaatab tegelikult. Et ja siin on see reaalselt see elevant, see must elevant toas, millele nagu üldse tähelepanu ei pöörata, et me räägime ilusate lausetega, õõnsate loosungitega, kuidas Eesti ennast kaitseb nii kosmoses kui maal kui õhus igal pool. Laulame parem mesipuud. Jaa, aga kes Eestit kaitsma hakkavad? Mis on see demograafiline väljavaade? 0 tähelepanu sellele olukorrale. Vastupidi, meil sinu ja minu tütred peavad kaitsma. Ja sul on tõesti tütarde ülekaal nagu märkimisväärne, et puudutavad otseselt seda otsust. Michal ja Tsahkna ütlevad, et minu tütred peavad minema riigi kaitseks kaitseväkke, ehk siis karistusähvardusel. Vastasel juhul saad trahvi, kui lähen. Et see on haige. No ma arvan, et see näitab, see on haige. See näitab seda, pole mõtet imestada, kui inimesed minema lähevad. Absoluutselt, see näitab ilmselt seda, et saadka oma tütred ja emad, kui tahate. Ja, et sa ilmselt hakkad siit emigreeruma. Kui selline asi on, et ma ei tea, kui minu tütar peaks ka minema kohustuslikus korras kuskile, ma ei tea, selle süsteemi eest nagu verd valama. Tegelikult poisid samamoodi. Mina ei ole seda kunagi häbenenud. Minu meelest see, et riik karistusähvardusel saab sündida kedagi üleüldse andma mingit vannet oma elu ohverdada riigi jaoks, ma arvan, et see on vale. Kui siis ma olen küsinud selle kohta, ma pole vastust saanud, et need, kes lähevad kaitseväeteenistusele, peavad ju andma vande, mis kätkeb siis seda, et sa oled nõus oma elu andma. Kuidas saab üldse kohustada kedagi vannet andma? Ma ei saa aru, vande kontseptsiooni definitsioonist tulenev osa on see, et see on vabatahtlik. Vastasel juhul ta ei ole kehtiv. Kui vanne ei ole antud vabatahtlikult, siis ei ole vandel mingit kehtivust. Aga nagu ma aru saan, et kaitseväeteenistusse minnes tuleb anda vanne. Mingisugune truuduse vanne seal, et siis kedagi sundida vannet andma. Ja üleüldse see idee on totalitaarse riigimudeli osa, et riik saab siin karistuse ähvardusel kohustada andma riigi eest oma elu. Minu arvates on vale. Vaata, riik peab olema selline, et inimesed tahavad ise anda selle riigi eest oma elu. Niipidi on õige läheneda vabas ühiskonnas. Ja vabas ühiskonnas, et riik peab olema selline, et kui see meilt ära võetaks, siis oleks asjad väga-väga vilets. Siis on minu elu ka läinud. Et siis ma tean, et see riik austab kõiki minu vabadusi. See on riik, milles ma saan ennast teostada. See on riik, mis on loodud minule kui kodanikule, kõikidele teistele kaaskodanikele. See eeldab ühte väga lihtsat asja, et sa näed riigis ise ennast. Aga sina näed tänases Eesti riigis ise ennast. No kohtumata mitte. No võt,
aga sa kahjuks ei ole üksi selles tundmuses, neid inimesi on tegelikult väga palju. Vastupidi, ma näen riigis midagi, mis on minu vastand või see, mis mind kodanikuna, inimesena maha surub siin Eesti Vabariigis, mis ähvardab mind, kui päris ausalt öelda. Olukorras, kus ma ei tea, siin tulevad mingisugused seadused vastu, et piisab eriolukorrast ja sõjaolukorrast, kus näiteks objektiiv võib kinni panna. Ja seda teevad, ma ei tea, kohvimasinate kvaliteetkontrolli. Tavaolukorras saab seda teha Tehnilise Järelevalve Amet. Eks kui tuvastatakse objektiiv tegeleb vihakõnega levitamisega, siis Tehnilise Järelevalve Amet saab hakata ära menetlema nagu. Ametile viitangi, et kohvimasinate nii-öelda turvakontrolli amet võib ütelda, et oi, ei, paneme selleks objektiivi ei pea kinni. üldse mingit eriolukord olema, seda võib teha ka tava. Vaenukõnega laiatada samamoodi. Seda võib samamoodi teha, seda võib samamoodi teha. Ei, et ma näen Eesti riiki iseenda vastandina, ma räägin Eesti riiki sellisena, mis vastupidi, et aitaks mul asju teha, pigem ohustab. Minu tulevikuplaane, pigem ohustab minu lapsi, pigem ohustab mingisuguse propagandaga ja kõige muuga nagu minu perekonda. Et ma ei näe Eesti riigis seda nii-öelda enda olemuse pikendust, mille eest ma tahaksin surra. Ja ma kahtlemata ma sureksin riigi eest hea meelega, kui ma näeksin, et riik on selline väärtus, mille eest võib surra ja ta on midagi, mis on meile kõigile kasulik. Aga ei, kui ma näen korruptsiooni, kui ma näen sellist rahva hävitamist. Aga selle kõige eelduseks ongi see, et säilivad rahvast ühtseks tervikuks kokku siduvad ühised väärtused. Nagu näiteks austus moraalsete põhimõtete vastu, loomuseaduse aluspõhimõtete vastu. Ja me oleme tegelikult 15 aastat tagasi rääkinud sellest. Hakake lammutama austust ühiskonna moraalsete aluste vastu ja te lammutate selle ühiskonna kokkukuuluvustunde ja läbi selle te lammutate ka kaitsetahte. Nii et sellel on väga selge riigikaitseline dimensioon. Ja kõik, kes on seda teinud tegelikult, ka alates kapost kuni prokuratuuri ja meediaväljaanneteni, et aidanud näiteks seda homo- ja transideoloogiat Eestis juurutada. Te olete tegelikult lõhestanud rahvast ja te olete selle kaudu lõhkunud ka kaitsetahet. Suure osa ühiskonna kaitsetahet. Ja ärge tehke sellist nägu, et ei tea, see tuli üllatusena, vaid seda ei osanud küll ette näha. No kui ei osanud ette näha, see on debiilikuga tegemist. See on nii lihtne asi, mida ette näha. See on sama jutt öelda, et ma hüppasin vette, aga ma ei osanud küll ette näha, et ma märjaks saan, eks ole, et see on täielik šokk mulle, et nojah, et siis on tõesti ei oska aidata. Võt Nietzsche ei olnud loll, eks ju, et see oleks umbes selline olukord nagu loll Nietzsche, kes ütleb, et tapsime Jumala, oi, nüüd me näeme, et inimene ka lahustub ära. Üllatus, üllatus. Et Nietzsche teadis seda, et kui me Jumala tapame, siis me tapame tegelikult ka inimese, sest ta üle inimesest rääkiski. Et aga meil Eesti riik käitub nagu loll nihilist, et teeme kõik igasugused sigadused ära ja siis imestame, et oi, meil on nüüd siis juhtus. Mis nüüd juhtus? Näe, et kas nüüd enam sellest nagu nii-öelda sõjakandlest ja laulupeost ei aitagi või? See imelik. Jah, talvise ilmaga läksin suusatama ja lasin püksi ja külm hakkas kurinahk. Et võt, kus laps tead. Seda ei oleks küll osanud arvata, aga need on pahasti, et ei teagi, mis peale hakata. Et umbes selline tase on tõesti. Umbes selline tase ja neid kõikvõimalikke selliseid raamdokumente lugedes see selline, kuidas öelda, veendumus ainult kasvab, et niimoodi asju on tehtud ja niimoodi. Jah, et see on nüüd see pilt, mis meile siis nüüd avaneb, kui võtta natukene aega ja vaadata nendes asjades sisse, mis parlamendis mängleva kergusest ära koputatakse. Keskmine parlamendi liige ta ei suune ühtegi nendest küsimustest. Oi, väga hea, et Eesti julgeolek paneme venkudele sisse ikka kauglöögi ja süvavõimed ikka paneme sisse korralikult, et me ei oota ära siin midagi, me ennetame ära ja ongi nii. Meil on kaitsetahe, meil on võidutahe, me ei alistu kunagi ja kuule, mul päris hea dokument oli. Sul ikka see kaitsetahte särk on ostetud või? Mul on maksutahte oma. Maksutahte, okei. Mina pean siis selle kaitsetahte oma osta. 2 piilikut. Keegi ei kanna neid nagu kuskil ministeeriumi sügavustes, nagu ma ei tea, Keldo ja teised nagu on kandnud neid kunagi seal. Ma ei tea, Zelenskile kingiti see särk, võib-olla ta kannab seal. Võib-olla ta kannab jah, kuskil magab tudusärgina niimoodi pandud. Aga selles mõttes, et keegi, ma pole näinud sellega, et keegi oleks käinud ringi, välja arvatud ministeeriumi. See oleks hea nali, kui see Kaja Kallas kinkis sellele Zelenskile selle särgi kaitsetahe, siis Zelenski oleks võinud vastu kinkida taha särgi, mis ukraina keeles kirjutatud maksutahe. Makske. Maksa kinni.
just, teie sõda ju. Jah, teie sõda. No nii, aga sellised asjad tõepoolest siin on, ma arvan, et seda dokumenti oleme nüüd päris põhjalikult käsitlenud ja rohkem siit vist nüüd enam välja ei pigista, aga ma tänan sulle, et sa tulid saatesse diskuteerima nendel teemadel, need on vajalikud teemad ja sellistesse dokumentidesse tasub vahel sisse vaadata, et näha, et milline on nii-öelda raamdokumentide sisu, millega meile siis nii-öelda siis Eesti kaitsepoliitikat esitletakse. Jah, pakend on uhke ja särav, läikiv, aga kui sisu hakata vaatama, siis avaneb kahjuks sootuks kurvastavam vaatepilt. Just. Aitäh teile kuulamast ja aitäh sulle siia saatesse tulemast. Järgmise korrani.